Tere õhtust või tere pärastlõunat. Mul on hea meel näha siin meie kalleid esinejaid ja ka meie kallihinnalist publikut tervitan rõõmuga. Mina olen Maarja Kangro ja ütlen tervitussõnad etableerunud kirjanike ja Kirjanike Liidu töötajate nimel meie noortele autoritele, kes kohe saavad sõna vestlusringis, mida juhatab Saara-Lotta Linno, kes on Värske Rõhu luuletoimetaja. Ja ütlen veel seda, et õhtu toimub meil 2 järgus. Arutelule järgneb väike paus, kus te saate kahmata mõne kringlitüki ja panna end kirja vabaks mikrofoniks. Seal saali teises otsas on üks valge tahvel, sinna võite kõik oma nimed kirja panna, et pärast luulet lugeda. Et meil luule lugemise avavad meie tänased esinejad aruteluringis, aga hiljem saate kõik ka ise püünele tulla, kes soovivad. Alguses oli mõeldud, et püünele tulevad ainult noorautorid, aga ei ole üldse vanusepiirangut tegelikult, et kes endas seda tungi tunneb, see pangu end kirja. Ja meie esinejad siis on moderaator Saara-Lotta Linno, ja osalised Johanna Roos, Elis Paugus, Robin Lekk ja Joosep-Mattis Tõnisson. Aga palun. Selle mikrofoni ka annan kellelegi teist. Mulle näiteks, aitäh. No nii, tere. Tere teie, kellega ma juba rääkisin ja tere teie, kellega ma täna veel ei ole rääkinud. Ja, mina olen Saara-Lotta, ma juhin meid läbi selle vestluse ja ma mõtlen, et alustuseks kulub võib-olla ära väike tutvustamise ring. Nagu Maarja juba ütles, siis mina töötan noorte kirjandusajakirjas Värske Rõhk, aga teen ka doktoritööd mitmekeelsusest Eesti luules. Ja tänane vestlusring kannab pealkirja Keelelinn. Nii et keelest tuleb juttu, ma loodan, et ka mitmekeelsusest, aga ma ei pahanda, kui ei tule. Ja jah. Nii et ma alustuseks paluksingi teilt tutvustada ennast umbes lühidalt kokkuvõttes, et kes sa oled, mis on sinu suhe linnaga, kas sa oled linnast pärit ja suhe kirjandusega tuleks kasuks ka, kui ära markeerite. Mina olen siis Robin. Minu suhe linnaga on, ma elan praegu Tallinnas, olen pärit Tallinna külje alt, olen siin juba mitu aastat koolis käinud gümnaasiumist alates. Ja suhe kirjandusega õpin Tallinna Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust bakas 3. aastat ja ühtlasi siis asutasin ja juhin seal praegu kirjandusklubi Üdi, kelle särk mul ka seljas on. Mina olen Joosep, mina olen siis nagu maast madalast tallinlane, ma ei tea, mis on sõnniku hais ja õpin Tartu Ülikoolis statistika erialal 1. aastat. Tulen keskkoolist ja tulen Kaitseväest ja enne seda keskkoolist, jah. Minu nimi on Elis, ma olen Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi 9. ja ma elan Pärnus, nagu ka mu kooli nimi juba tegelikult ütles, ma just avastasin. Ja ma kirjutan luulet nii, kuidas tuju on. Ja ma annan siit edasi ka. Tere, mina olen Johanna ja minu suhe linnaga on selline, et ma olen ka Pärnust pärit tegelikult, aga praegu ma elan Annelinna Hrutšovkade vahel. Magala piirkonnas, mis on ka väga sütitav ühe kirjandusinimese jaoks. Mul on ilmunud nüüd märtsis debüüt luulekoguni, ma ikkagi pean ennast kirjanikuks ka muu hulgas ja kirjandusteadlaseks ma ühtlasi pürin ka. Me oleme ka Saaraga koos noorteluule uurimise grandis Tartu Ülikoolis, mis noorteluulet digiajastul just nimelt uurib. Jah. Ja kinnitan, vastab tõele.
Ja jah, kas mul on õigus, et teie kõigi tekste saab Värskest Rõhust lugeda? Mingeid tekste? Ma ei tea, kas minu tekstid on ilmunud. Ma olen ühe intervjuu teinud Värskesse Rõhku, aga minu loomingut intervjuud Johannaga saab lugeda Värskest Rõhust, aga sul on terve raamat, mida saab uudistada ja armastada. Okei, nii et sõnnikuhais on tundmatu ja kõik on enam-vähem linliku päritoluga. Ja tundub, et linn on selline keelte katel sageli, võib-olla, ma hakkasin ütlema eriti Eestis, aga see on vist laiemalt praegu niimoodi. Ja lisaks linnale muidugi ka internet, eks ole. Nii et ma mõtlesin teie käest uurida, kas te oskate öelda, millised keeled teie igapäevases keelekasutuses pidevalt kohal on? Kui palju te teadvustate seda? Ma eeldan, et te eesti keeles päris suure osa oma eludest elate, aga ilmselt seal on mingeid teisi keelekesi ka. Ja kuna mul mikker on, siis ma võib-olla alustan siit otsast. Ma mõtlen, kui ma seda küsimust kuulen, siis ma tahaks kõigepealt öelda, et eesti keel ja võib-olla ka inglise keel, et päris palju tuleb siukest inglise keele mõju ka sisse ja seda nii-öelda stonglishit. Aga kui ma seda keele küsimust kuulen, siis ma tahaks hoopiski vastata, et minu luules on hoopiski rohkem mingisugust muud keelt, mis on võib-olla, ma ei tea, kehakeel näiteks, mis kuidagi kujundite kaudu sinna sisse poeb. Kuivõrd seda, et ma mõtlen kogu aeg selle peale, millised keeleregistrid minu tekstides on, kuigi ka seda muidugi, et mul võib olla ka mingid prantsuse keele mõjusid tekstides, aga et kuidagi see keeletaju tuleb hoopis mingitest muudest elementidest tihtipeale, kuivõrd keeles enda seest. Mina puutun igapäevaselt koolielus väga palju kokku erikeeltega, inglise keel, prantsuse, vene keel, muidugi ka eesti keel. Ja Pärnus elades võib-olla satubki ainult eesti keelega kokku, ma ei tunne väga, et ma igapäevases linnaelus väga muid keeli kasutama pean. Kui Johanna tõi välja selle kehakeele, siis ma just hakkasin mõtlema, et mida mina nii-öelda oma luules võib-olla kasutan, on see, et ma olen ka väga suur reaaltaaduste fänn ja ma tihtipeale mõtlen ka numbrites, konstantides, võrrandites, et ma arvan, et ka selle võib omamoodi keeleks lugeda, mida mulle meeldib ka väga oma luulesse siduda ja mis ma mõtlen, et võiks olla selline minu omapärane külg. Mina puutun kokku eesti keelega, aga kasutan vahel ka inglisekeelset slängi, sest see on justkui mingites suhtlusolukordades möödapääsmatu, et need terminid on kuidagi nii spetsiifilise tunde ja kontekstiga, et neid keeleloome on alati võimalik, aga suheldes justkui möödapääsmatu või nii palju lihtsam on kasutada neid slänge, millele need tähendused on ette antud. Aga teiste keeltega, vene keelega puutun ma kokku mitte nii ilusate sõnade kaudu ilmselt. Ja veel, kui ma kellestki kui mul mingi kokkusaamine on lõppenud ja lähen inimesest lahku, siis davai, tšau on see kõige tavalisem. Itaalia ja vene keel, et see on päris huvitav. Aga mina puutun ka peamiselt kokku ikkagi eesti keelega, kuhu siis vahepeal ka võib-olla segunevad mingid ingliskeelsed väljendid. Aga ma kõrvalerialana õpin jaapani keelt ja kultuuri, nii ma puutun ka vähemalt 4 päeva nädalas kokku jaapani keele loengutega, kus ma siis saan seda keelt praktiseerida. Ja siis 2 korda nädalas ma puutun ka kokku erialase soome keelega, mis on siis Eesti filoloogidele suunatud, kus me otseselt ei õpi keelt, aga me õpime neid mingeid erinevusi ja sarnasusi, mis on eesti ja soome keele vahel ja mingid soome keelega seotud asjad tulevad ka sisse.
aga siis ma arvan, võib-olla mis minu jaoks kõige huvitavam hoopis tasand on hoopis mingi teine tasand, et ma kirjutan ka bakatööd ökokriitikast ja hoopis nagu see tasand, et kuidas siis nagu suheldakse ka siis väljaspool neid inimkeeli ja väljaspool neid keele- ja märgisüsteeme, mida siis meie mõistame, et see on võib-olla see, millele ma praegu kõige rohkem nagu olen mõelnud ja tähelepanu pööranud, kuna see on nagu minu jaoks huvitav teema, mul on ka bakatöö raames seda vaja teha ja see on nagu, ütleme, võib-olla selleks valmistas mind ette isegi nagu jaapani keel, sest jaapani keel toimub täiesti teistmoodi ja sa pead nagu kuidagi oma keele reeglitest välja hüppama ja siis nagu see annab võib-olla mingi võimaluse ka natuke piiluda võib-olla, kuidas teised mingid süsteemid võiksid toimida väljaspool inimkeelt või vähemalt aitab aimata neid. Aitäh teile, need olid väga põnevad vastused igas eri suunas laiali ja minu meelest neist tuli ilusasti välja juba see, et eesti keel ise on kihiline, nii nagu eesti keele siseste registrite poolest kui ka mingite teiste keelte mõjude poolest. Aga jah, siis ka see, et tõesti me ei pea keelest rääkima ainult inimkeelte kontekstis ja nagu siis verbaalsete keelte kontekstis, vaid saame rääkida ka teistest liikidest ja kehakeelest ja nagu siis ka mingil bioloogilisel tasandil toimivast keelest, mida me isegi ei kontrolli võib-olla. Aga ma tõmban tagasi sinna igavamale tasandile. Ma lihtsalt tahtsin uurida seda, et mõni teist mainis ka juba, et mis keeli te üldse olete veel õppinud? Nagu ma mainisin, siis ma räägin inglise keelt väga heal tasemel ja ka loen igasugu neid teaduslikke asju selles keeles, kui on vaja, kui ei ole tõlgitud. Siis kunagi sai õpitud vene keelt, seda ma peaaegu üldse ei räägi, võib-olla midagi saan aru siit-sealt, saksa keelt sai natuke õpitud gümnaasiumist, aga seda ka ma ei räägi, võib-olla üksikutest sõnadest saan aru. Ja siis nagu ma mainisin praegu, et meil jaapani keelt, mis mul on siuke A2, B1.1 tase, kusagil vahepeal ja siis see soome keel on nii-öelda mingil tasandil, aga nagu mitte jällegi rääkimise tasandil, aga sealt vist saab juba iga eestlane mingitest sõnadest aru, kui nagu seda natuke lugema hakata, aga siis ka mingid nagu sellised soome keele tasandid on ka viimasel ajal juurde tulnud ja see vist on kõik, mida ma olen keeltest, hiina keelt olen ka natuke õppinud, enne kui ma jaapani keelt õppisin. Aga seda me enam ei räägi, aga ma saan märkidest aru. Mina olen õppinud inglise keelt, vene keelt, aga selle ma pigem vaikiks maha, sellepärast et see oskuse suhe aastatega, mida ma seda õppinud olen, ei ole nagu ja saksa keelt olen ka õppinud, aga selle oskus on umbes samasugune nagu vene keelel, aga seda ma ei ole nii palju aastaid õppinud, seega seda ma nii väga ei häbene ka. Jah, aga inglise keele oskust ma ei häbene. Jah. No inglise keel tuleb vast ikka ja prantsuse vene keel siis koolis. Ega ma päris selline polüglott ei ole nagu Robin. No minuga on ka see lugu, et kui keha seal keeleruumis ei ole, siis keeled lähevad meelest ära. Inglise keelt ma valdan väga hästi. Olen ka vene keelt kunagi õppinud, aga tulnud täpselt sellisest koolist, kus see oli kohustuslik ja öeldi, et see tööd ei saa, kui see vene keelt ei oska. Nüüd ma õpin kirjandusteadust, mis võib-olla nagu räägib enda eest ka, aga seejuures ma väga tahaks osata vene keelt ja ma tahaks nagu tagasi minna sinna lihtsalt sellepärast, et mulle tundub, et praegu on see kriitiliselt väga vajalik osata vene keelt, aga ma läksin õppima ülikoolis mõnda aega ukraina keelt, mis on mulle siiamaani väga hingelähedane ja kui nagu luulaja keelest rääkides ma väga naudin ukraina räppi ja ma olen õppinud ka prantsuse keelt, aga need keeled ei ole ükski selline, mida ma päriselt nagu räägiks. Et mul oli ka soome vanaema, nii ma rääkisin ka sellist salo murdes soome keelt, aga see on ka nagu jäänud unustustõlma nüüdseks. Taaskord, mul on nii huvitav. Aitäh teile, et te mu huvisid rahuldate. Aga lisaks neile mitmetele keeltele siis
tahaks küsida ka, et kui palju te, ma alustan seda küsimust otsast peale. Esiteks, kui palju te mõtlete oma ilukirjanduslikus loomingus, kui te seda kirjutate keele peale, kirjutate või siis viimistlete? Ja järgmine küsimus on see, et kuidas teil eesti keele õppimine koolis, kuidas te sellega rahul olete? Kas see nagu on toetanud teie kirjanduslikku loomingut või mitte? Aga võite alustada sellest esimesest küsimusest ja vaatame siis, kuidas selle teisega läheb. Tuleta mulle see esimene küsimus meelde uuesti. Kui palju sa mõtled keele peale, kui sa kirjutad? Jaa, väga palju mõtlen sellise keele taju peale küll üldiselt, aga kui ma mõtlen nagu kujundite peale näiteks või kujundikeele peale, siis kui ma oma tekste üle toimetan, kui ma olen need kirja pannud, siis ma üritan sealt välja visata kõik igasugused klišeelikud ja juba kulunud kujundid näiteks ja see on minu jaoks see keeletunnetus, mis on oluline. Keele kui enda peale, et see, mis keeles ma kirjutan, võib-olla nii tähtis olegi, ma ikkagi eelistan eesti keelt, et ma kirjutan eesti keeles, aga sinna tulevad sisse mingid asjad ja ma mõtlen võib-olla keele peale mingis kultuurkriitilises kontekstis, et mul on ka luuletus, kus on sõnad, et vene keel ei ole praegu seksikas, et nagu mingid sellised nagu elemendid tulevad sinna sisse. Eesti keele haridusega ma ei mäleta enam oma kooliaega nii hästi ausalt öeldes, võib-olla see on mingisugune nagu traumaelement, et ma olen nagu selle maha matnud praeguseks juba, ja kui mul olid väga head eesti keele õpetajad, mina muidugi oma keele sellise nagu korraliku ja hea eesti keele sain üldsegi ajakirjanduse kaudu, mis on võib-olla selline nagu huvitav väike faktika mu kohta, et kui sa töötad keeletoimetajatega koos, siis ikkagi sealt nagu sa saad sellise korraliku kooli, sest et sul ollakse hambus kogu aeg selle keelega, et mida sa teed ja kuidas kirjutad ja sealt tuleb lõpuks siuke viluv ja sujuv nagu eestikeelne tekst. Ütleme niimoodi, et kui rääkida sellest keelest, siis minul tuli kohe mõttes see grammatika, et ma mõtlen, et mina vist ilmselt nii-öelda selliseid grammatikareegleid väga eirata ei taha. Et see raamistik on nii-öelda kinni, ma ei tea, kas see on hea või halb. Ja noh, miks ma veel keelele mõtlen, on see, et ma olen väga suur riimitamise fänn ja see kindlasti, Saaralata juba noogutas, et see kindlasti paneb ka mingisugused piirid paika ja no tahes-tahtmata ikka juhtub, et ei taha väga sellist pool terviklikku sõnakasutust kasutada, mis ei ole päris õige. Et noh, see on muidugi see, kuidas sa ise tahad sellest mõelda, ma arvan. See eesti keele õpetamine koolides ja kirjanduse õpetamine, et see on väga selline igapäevane teema minu jaoks. Mul on kindlasti väga tugev eesti keele kirjanduse õpetaja, aga kas öelda, et see just selline traumavana experience olnud on, seda ma kahjuks ei saa öelda. Et ma mäletan eelmisel aastal, sul on sellised 4 lehekülge sealt 8. klassi kirjanduse õpikust, kus sul on selline natukene kaasaegsem luule ja no mida see mu õpetaja ütles, et et kui see kärbse sita taldrikule paned, no kas see on siis kunst või, et no ma ei tea, paljud õpetajad on sellised Eestis ja vaatavad sellist kaasaegset luulet sellisena ja võib-olla siis see tundub selline eemale lükkav õpilaste poolt, et ma ei tea, kui hea maine sellel näiteks kooliprogrammis siis kah on, ma ütleks edasi. Kas ma võin vahele küsida kohe su käest, et kuidas su eesti keele õpetaja sinu luuletustesse suhtub? No pärast kooli vaheaega oli, et vaadake, et siin on üks värske rõhk ja midagi halba pole öelnud. Ei ole kärbse sitta taldrikul? Ma ei ole kommentaare saanud, et ma võin sulle tagav Gmaili anda, kui sa tahad. Ma mõtlen päris palju oma keelekasutusele, kui ma olen olnud nagu ma olen grammatiliselt olnud konservatiivsem, aga siis ma olen isegi nagu sõnumeerides kõik suured algustähed ja punktid ja aga siis olen lugenud sõprade luulet ja seda luulet, mida avaldatakse, siis see väiksed algustähed ja punktide ärajätmine, see kõik on nagu palju moodsam ja siis ma olen ka nagu kaasa läinud sellega, et
ja sõnumites ka enam suuri algustähti ei kirjuta, et sihuke avanemine on minus toimumas. Ja kirjanduse poole tõmbasid mind pigem tuttavad, kes ka kirjutavad, et see hakkas just pigem siis, kui nagu kool hakkas läbi saama või noh, sest lugemise huvi on alati olnud, aga kirjutamise huvi tuli päris lõpus. Ja lugemise huvi tuli ka pigem iseenesest. Et minul nii isiklikku suhet kooli keele ja kirjanduse õppega ei ole. Võib-olla see ka sütitas mind tegelikult kirjutamise poole, et põhikoolis eesti keele õpetaja mõnel korral luges mu kirjandit klassi ees ette, et see andis sihukese nagu tõuke. Aga jah, hea tagasiside on hea. Vaheküsimus teile kõigile, kui palju teie kirjandeid on klassi ees ette loetud? Tõstke käsi püsti. Okay. Ei tehta sellist asja? Okei. Ma julgen nüüd öelda ka, et mul otse kirjand oli, aga mingeid minu nagu katkendeid kusagilt tekstidest loeti küll klassi ees kunagi ette. Aga tulles tagasi selle küsimuse juurde, mina mõtlen ka keelele hästi palju, kuna minu jaoks on ikkagi nagu vorm ja sisu on hästi tihedalt seotud ja ma tahan alati, et need tekstid nagu, et neid oleks ka mõnus, et nad oleksid sisukaid ja need oleks ka nagu mõnus lugeda ja ladus lugeda, et ma võib-olla sihingi midagi sihukest, ilukirjanduslikest tekstides just midagi sellist kõnekeele ja sihukese nagu kirjakeele vahepealse, mis jookseks nagu ladusalt ja oleks ka samas sihuke poeetiline. Seega et nagu võib-olla see ongi natuke nagu Johanna rääkis, et võib-olla alguses kirjutangi nagu otsesemalt, mis pähe tuleb ja siis pärast nagu hakkame klišeelika asju selliseid asju nagu välja koorima, et see tuleks nagu isikupärasem ja mulle endale rohkem meeldivam tekst. Ja mis puudub õpetamisesse, siis minul tekkis kirjandus ja ka ühtlasi see keelehuvi siis gümnaasiumis. Põhikooli kirjanduse ja keeletunde ma väga palju ei mäleta, mulle väga ei meeldinud need, eriti põhikooli lõpus, selleks ikka õpetajatega alla mega suht kiiresti. Et sealt mul jäi ka võib-olla tunne, et see keel on hästi siuke range ja sa pead olema hästi kuidagi mingites reeglites kinni, aga just nagu gümnaasiumis meil see õpetaja andis meile nii eesti keelt kui ka kirjandust, seal tekkis see tunne, et meil on need reeglid, mis ongi lihtsalt nii-öelda selleks, et me saaksime teineteisest aru, aga samas ilukirjanduses on võimalik nendega vabalt mängida ja käia ringi nii, kuidas sa ise tahad. Ja siis sealt ongi mulle see nii-öelda suhtumine külge jäänud, et nagu tuleb osata siis liikuda endale erinevate keeletasanditel, kui on mingi ametlikum tekst, osata sellel kirjutada ja siis kui on mingi ilukirjandusega tekst, osata sellesse registrisse liikuda, et selles mõttes ma alati ikkagi proovin silmas pidada oma keelt ja kuidas siis mingisse konteksti sobib kirjutada? Mulle jääb siit mulje, et teile kõigile on nagu just eesti keeles kirjutamine mingis mõttes oluline ja siis huvitab, et kuidas te hindate, kust teie keeletaju pärineb, nagu et kui ma ei kuulnud siit suurt vaimustust eesti keeletundide osas, mis on täiesti arusaadav, et siis mis on nagu need põhilised mõjutajad võib-olla või? No ma ütleks ikkagi, mul oli ikka need gümnaasiumi keeletunnid mingil määral mõjutasid, ütleme see gümnaasiumi keeletunnid on kohati on keel ja kohati on seal mingid ühiskondlikud teemad, mingid propagandad ja sellised asjad sees, mis on ka olulised muidugi, aga ma ütlekski, et minu keeletaju on ikkagi nagu lugemise põhjal tulnud ja kui ma õpin eesti keelt ja kirjandust, siis seal on meil ülikool just algas sellega, et meil alguses oli nagu intensiivsemalt, esimesel semestril meil vist ei olnud ühtegi nagu korralikku kirjandusainet, et meil olid ka keeleained ja ma arvan, et sealt tulid ka need mingid keele nii-öelda tajutasandid ka laienesid, sest me rääkisimegi, kuidas üldiselt need inimkeeled töötavad ja need erinevad liigid ja nii edasi. Ja see kõik pakkus mulle hästi palju huvi on. Jällegi tekitas neid mõtteid juurde, kuidas saab keelega veel rohkem siis mängida.
aga ma ütleks, et kõige rohkem see taju on ikkagi tulnud lugemisest ja sellistest kirjalikest kogemustest. Kas sul on mingid kindlad autorid ka, kelle puhul sa tunned või raamatud, mis on eriti olulised olnud või praegu pigem ei tule pähe? Mul on kuidagi meelde, et üks esimesi neid paremaid lugemiskugus oli Dostojevski Idiootia. Nüüd tagantjärele ma saan aru, et mind ka köitis seal kuidagi, mõtle küll, et suur ja uhke romaan, aga ta kirjutab neid hästi nagu ladus ja muidugi sisud on keerulised, aga minu arust see nagu, kuidas ta kirjutab neid, on hästi ladus ja mind kuidagi köitis see. Ja samuti mingi Tolkienil üks selline jutustas, kui ma ise kirjutan ka mingeid selliseid loodusega seotud asju, siis seal on palju, Tolkienil on hästi palju neid omadussõnu ja mul siis kasutan ka, kui mul mingid loodustekstid on, et neid kipub sinna tulema, aga jällegi siuke natuke Dostojevskist inspireeritud võib-olla just seesama, et ta on nagu jutustaja stiil, aga ta ei ole nagu päris kõnekeel, aga ta ei ole ka päris siuke siis ametlik kirjakeel. Shout out tõlkijatele siinkohal, ma eeldan, et sa oled lugenud neid eesti keeles mõlemaid. Jah, ma olen mõlemad lugenud eesti keelest, Dostojevskit ma olen veel mitut lugenud, et need on kõik, mida ma olen lugenud, Kuriteokaristus, Vennak, Karamazov, Idioot oli, nii palju kui ma mäletan, olid heas keeles tõlgitud. Ja Tolkieniga nii palju, kui ma olen lugenud, on hea keeles. Muidugi siin on tähtis roll tõlkijatel, aga Eestis meil on häid tõlkeid. Minu keeletaju on ka tulnud pigem lugemisest ja mulle võib-olla just enim mingitest vanematest tekstidest, millele autorit ei saa omistada nagu mingid pühakirjad või mingid sellised. Minu üks lemmikuid oli meie filosoofiaõpetaja, pani meid seda lugema, on India üks eepose põhitekst Bhagavad Gita, mille tõlkis Linnart Mäll. Ja see kuidagi need nii naljakad ja imelikud mingid sõnakasutused ja lausevormid on see, mis mind köidab. Samamoodi nagu ka mingites ärkamisaegsetes tekstides või kus vanas eesti keeles või vanas, ma ei tea, vanemas eesti keeles on see on kuidagi nii nagu kuidagi nii tänapäeva lugejale nii lihtne või loll või kuidagi nagu need asjad on nii kuidagi otse sõnastatud või et ei tuleks isegi selle peale, et nii lihtsalt võib midagi öelda. Ilmselt sellel ajal see nii nagu loll ei olnud, aga mulle justkui tundub see nii geniaalselt loll või et see siuke mingi vanem keelekasutus tõmbab mind. Just, mis mõjub kohatuna tänapäeval. Ma tahaks öelda seda, et minu keeletaju on alles välja arenemas. Ma olen veel üpris noorukene luuletaja, ma arvan, ja mul on tunne, et see on alles välja kujunemas, kombib piire. Aga enne seda, kui mulle hakkas kirjutamine meeldima, mulle meeldis väga teiste luuletusi esitada. Nagu ikka algklassides on kommeks, et on palju seda päheõppimist, esitamist. Mul on ka peres teatritegijad inimesi, iga aasta jõulude ajal ikka näed, kuidas vanem nõbu kuidagi eriti ilmekalt midagi esitab ja tekib endal ka jube suur tahtmine hästi ilmekas ja välja peetud olla ja siis tuli ka selline, et hakkasin raamatukogus rohkem ka sinna luule poole vaatama ja kindlasti mingid raamatud, mis kätte jäid, on rohkem mõjutanud. Näiteks, ma arvan, Berit Kašani looming on mulle kuidagi väga külge jäänud üks tema väga ilus luuletus, kus ta rääkis endast kui naisest, kui ka siis haikust või telegrammist või esseest. Et ma jätan sellise vastuse siia. Mul on nagu kaks kihti siin keele puhul. Üks neist on see, et ma hakkasin väga varakult
rääkima ja ma siiamaani, mul on jube neetult palju öelda kogu aeg igal pool. Ja selleks, et sa nagu saaks seda vaja, sul on mingit tööriistakasti vaja, sest et keel on samasugune nagu mingisugune vahend, mis nõuab nagu atribuutikat selleks, et sa saaks sellega väljendada kõike seda, mis sul sees nagu pulbitseb ja tahab välja tulla. Ja teine kiht on see, et mul on olnud metsikult suur privileeg ja ma nagu võlgnen tänusin oma vanematele, kes lugesid mulle tegelikult kuni 12. eluaastani igal õhtul raamatuid ette ja see kirjandus, mida ma tänu sellele nagu sain, see hulk ja pagas on nagu meeletult suur, nii et mõnes mõttes isegi võiks nagu öelda, et mul nagu see keelepisik tuli juba looteveega kaasa. Et ma olen nagu väga varasest peale kogu aeg olnud kirjanduse sees. Väga raske on leida seda mingit ühte punkti, kus mu keeletaju tuleb ja eks ta siiamaani nagu samamoodi areneb. Ma loodan, et kõigil. Ja ma loodan ka. Nii tore kuulda sellist ma ei tea, armastust kirjanduse vastu, kui lihtsalt ja lollilt öelda. Jah, nii et keeletaju on hästi mõjutatud kõigi puhul mingitest kunstilistest tekstidest, ma saan aru. Ma andsin teile koduse ülesande, ma võtsin selle õiguse endale ja ma palusin, et te mõtleksite mingisuguse sõna või fraasi, väljendi, keelendi peale, mis teile meeldib, mida te kasutate või mida teie tutvusringkonnas kasutatakse, aga mida standardkeel siis enda omaks ei tunnista, mida võib-olla eesti keele tund, kui ta isikustada enda omaks ei tunnista. Ja ma saan aru, et natuke te sel teemal mõtet veeretasite. Kas te jagaksite minuga oma mõtteid? Mul on lisaküsimus, mida ma teile koduse ülesande ei vormistanud, oli see, et kas te kasutaksite seda sama väljendit ka oma ilukirjanduslikes tekstides? Mul on see termin seal juba sees ja see termin või uudissõna, mis mul nagu tekkis mingil hetkel, ma kohe jõuan sinnani ka, aga see termin ise on valuilus või valusilus ja ma hüppan siin teise meediumisse korraks, see sõna tekkis mul siis, kui ma käisin vaatamas Anna Hintsi Savusanna sõsaraid ja ma pidin arvustama seda filmi ja kui ma seda filmi nagu vaatasin, siis kuidagi see sõna, ma ei tea kust, aga ta ise nagu tekkis ja see film võib-olla ärgitas seda sõna, aga sellest sai ka nagu selle arvustuse kese ja nüüd sealt peale ma olen seda kasutanud ja ta on juba ka mu nagu luule kokku saanud, nii et sealt ta ka välja enam ei saa. Ma mõtlesin, et mul ei ole, aga mul just tuli meelde, mul ikka mõtlesin tegelikult välja küll. Ma hiljem ka esitan luuletuse selles, kus see sõna on sees. See sõna on minu mina. Õssi definitsiooni järgi iseloom, minu mina, et mina olen mina ja mul on minu mina, kes on minu sees, keda ainult mina tean. Ja see on nagu mina, kes kuulub minule. Ja siis mul on üks sõna veel, mille nimi on bänger, sest ma unustasin ära sõna ämber. Ma unustasin ära ja ma arvasingi lihtsalt, et see on bänger. Ja mulle väga meeldib see sõna, sest seal sees on äng, nagu ängi, nagu ämber of äng põhimõtteliselt. Ängi ämber, väga hästi. Me võime sellised kollääbi teha. Paneme luuletusse näiteks, üleskutse. Kuna mina olen meessuguseltsist ja minu sõbrad enamuses laias enamikus on ka, siis meie sõnakasutus on sageli voorimehelik ja me oleme loonud päris enda sõna ja ma muidu võib-olla viisaka publiku ees seda ei ütleks, aga jah, no vot. Ja selle ei tee niivõrd eriliseks selle sisu, vaid see, et ma ei suuda sellele kuidagi mingit lätet leida, et see on täiesti nagu, see vist on nagu keelereeglite järgi täiesti eestikeelne, et tal ei ole mingit võõrsõna tunnuseid.
ja kui meie sõpruskus on nii juurdunud, et kui meie sõpruskonnast küsida, või öelda, et see ei ole eestikeelne sõna, mida ei ole sõnaraamatus, siis nad imestavad. Ja see sõna on siis lers ja see tähendab mehe sugutit. Jah, selline seltskond. Andke andeks. Ja minul ei õnnestunud välja mõelda päris sellist sõna, mida Õssis nagu üldse ei oleks, aga mul on üks sõna, mida ma nagu hästi palju kasutan ja mida ma kunagi kuulsin ühelt inimesel, ma pole kedagi peale tema kuulnud seda kasutamas ja siis vist kusagilt tekstis ma ka seda veel lugesin ühe korra, aga muidu ma ei ole seda eriti kuulnud ja see sõna on sulnis, mis on nagu mõnus, põhimõtteliselt tähendab mingi mõnus või ilus või midagi sinna kanti. Ja nüüd see on nagu minu keelekasutus nii tavaliks saanud, et ma lõpetan ka meile sellega, mingi sulnis soovid või midagi sellist, panen sinna otsa. Ükskord meil oli Jaapani kirjanduse loeng, kes meil õppejõud andis nagu võimalused proovida tõlkida mingit teksti. See pidi selles vanas tanka vormis vist olema, kus on see silpide arv oluline. Ja siis mingit tekstit ta pani seal loengu ja slaidi peale ka. Ja seal ühes oli sõna sees sulnis ja siis mu pinginaaber oli ka sa sina, on ju. Sest keegi teine ei kasuta seda sõna. Nii et jah, see on siis minu sõna ja ma olen seda tõenäoliselt kusagil tekstides ka kasutanud ja ma julgelt kasutan seda ka edasi. Väga tore, väga ilusad sõnad. Minu nagu natuke nagu tagamõte selle koduse ülesandega oli see, et ma tahtsin lihtsalt näha, kui palju te mingeid ingliskeelseid slängisõnu välja toote, mis ongi just sellised, et kasutad jube palju ja ei tundu viljakas sellele mingit eestikeelset alternatiivi välja mõelda, nagu sa alguses kirjeldasid. Aga tuleb välja, et ainult üks sõna, bänger, mis isegi ei seostunud selle ingliskeelse variandiga, vaid oli täiesti eraldi tähenduses. Mulle tundub, et see on nagu pang ja ämber kokku panduna. Jah, oligi see, et ma mõtlesin, et ämber ongi bänger eesti keeles. Mul on väga hea meel selle üle, see on väga naljakas. Ma tõesti unustasin ära ja siis ma mõtlesingi, et kas keegi teine ei ole seda connection. Siis ma sain aru, et mina olen lihtsalt loll. Oota, aga kas sa oled bängerit või bängrit kasutanud oma luuletustes või ei ole? Veel mitte. Okei, jõuab veel. To be continued. Kusjuures, kui sa selle sulnis sinna Gmaili lõppu pani, ma pidin sõna veebi kasutama. Ma mõtlesin, et sulnis on selline iga kirjandusarmastaja mingi hetke avastus, et ohoo, see on nii nunnu sõna, sest ma mäletan, et minu elus oli selline moment. Ja ma vahetan natuke teemat ja uurin teie käest, mis te arvate mitmekeelsest kirjutamisest? Kas teil on mingi seos sellega üldse? Kas te ise, te väljendasite, et pigem nagu ei sega keeli, samas mul on tunne, et teie kaks sealpool otsas olete seda teinud küll, mingeid sõnakesi teistest keeltest kasutanud, aga võib-olla ma eksin ka. See on täiesti võimalik. Elis, kuna sa kirjutad riimluulet, siis mul on mulje jäänud, et riimluules see nagu keelevahetus toimub mingis mõttes lihtsamalt, kuna see on hea viis riimipagasit lihtsalt laiendada. Kui protsentuaalsest, kui suurest hulgast me räägime? Kas üks sõna siin, seal või et... Mulle sobib ka üks sõna siin, seal. No ütleme niimoodi, et ma kasutangi väga palju sellist oskussõnavara, mis on suht otseselt tulnud võõrkeelest. See teeb jah lihtsamaks tõesti selle kirjutamise. Ma ise väga ei tunne, et ma kasutaks. Võib-olla. See ei paista hirmsasti silma, aga kuna see on minu uurimisteema, siis mul on väga suure suumiga prillid ees selle teema koha peal. No mul on üks luuletus, mis ka värskes rõhus ilmus, kus ma kasutasin ainete asemel nende keemilisi notatsioone. Ma ei tea, kas see läheb selle alla? See on hea küsimus, mina ka ei tea. Aga see on tõsi, see on väga lõbus luuletus, ma soovitan selle värskest rõhust üles otsida. See on see puukidega.
see on see puukidega värske rõhk. Mul on mitmekeelsust päris palju ja ma olen nagu aru saanud seda, et noh, kunagi, kui ma nagu kirjutasin veel nooremana selliseid hästi riimuvaid luuletusi, mis ei olnud üldse head ja mille pärast mul on tohutult piinlik, õnneks need ei ole leitavad kuskilt, siis seal ma nagu hoidsin jubedalt seda, et hästi ilus ja puhas eesti keel, aga nüüd, kus ma ise tunnen, et mul on see tööriistakast nagu olemas ja ma valdan eesti keelt päris hästi, siis ma tahan tegelikult kaaperdada seda keelt täiega ja ma tahan tuua sinna inglise keelt sisse just sellepärast, et kuna minu luule tihtipeale on ka poliitiline või kuidagi nagu rõhub mingisugusetele ühiskonnaprobleemidele, siis ma nagu tahan kaaperdada selle eesmärgiga, et võidelda selle mingi võõra viha vastu ja sellega, et issand jumal, meil eesti keel nagu kohe nagu sureb välja, sest et me kasutame paari ingliskeelset slängisõna. Ja siis selle võrra näiteks, kui ma teen, võib-olla luuletustesse nii palju ei jõuagi, sest et see on keeleliselt natuke puhtam, aga kui ma teen sotsiaalmeedia postitusi, siis ma küll nagu keel lihtsalt nagu hüppab ühest teise. Ja ma nii naudin seda kuidagi ja seda tuleb järjest juurde, sest et ma ei tunne, et see võõras keel ohustaks mind ja minu nagu kaasmaalasi kuidagi tohutult. Kas sa tunned, et sa kaaperdad ka inglise keelt sellega? Võimalik küll jah, sellepärast, et väga palju, kui ma kirjutan inglise keeles, siis ma kirjutan eesti tähtedega seda, et see on nagu mu lemmikasi lihtsalt, eriti neid ropsõnu kirjutada eestikeelsete tähtedega, see on nii nagu fun. Jah, mina olen konservatiivsem sellel teemal. Kui ma kirjutan, siis ma hoian oma tekstid tõupuhtana, et jah, sellist võõra viha, mitte küll viha, aga võõrastust on küll, et mitte küll kuidagi halvaga, aga lihtsalt mulle tundub see lihtsam mulle endale. Jah, mulle tundub, et keelerikkust saab väga erinevates suundades avastada ja üks variant on minna nagu sügavamale eesti keele sisse lihtsalt, et teil on kõigil, ma ütleks, nagu hea sõnavaraga tekstid, et sa loen neid ja siis tunned, et see on nagu värvikas sõnavara, mida kasutatakse, mitte selline väga otse ütlev igapäevane. Jah, ma ka peamiselt nagu kirjutan eesti keeles ja just proovin kuidagi nagu mängida ja luua mingeid nagu uusi sõnu kombineerides siis teisi sõnu ja vahe, selles mõttes mul ei ole midagi selle vastu, kui nagu segada keeli, tegelikult see on väga huvitav. Mul lihtsalt endal tuleb loomulikult, kui ma kirjutan otse eesti keeles, aga see on pigem see, et kui mingit sõna ei ole eesti keeles, mida saaks nagu mis väljendaks midagi nii täpselt või hästi, siis ma kasutan ikkagi neid võõrkeelseid ja vahepeal lihtsalt mingi nagu võõrkeelne väljend sobib kuhugile nagu ideaalselt ja siis ma kasutan neid. Sõpradega suhtluses on näiteks see sõna vibe, mis käib hästi tihedalt läbi, mida on mingeid vasteid eesti keeles, aga mitte päris seda, mida nagu tahaks. Ja kui ma tegelen ka jaapani keelega, siis mingites kohtades ma olen ka mingitele Jaapani, üldiselt need on mingid traditsioonidega seotud nagu asjad, millel ei olegi eesti keeles vastud, siis need on ka sellised võõrapäraselt kirjutatud, kas või see sama Shinto, mis on nende nii-öelda see loodususk, millel nagu ongi, ei ole otseselt sellist erilist eesti pärast vastet, vaid ongi nagu Shinto ja mingid muud sellised vasted ka, aga minu arust keelega mängimine väga lõbus oleneb sellest, kas see siis on ühe keele sees või siis on nagu üle nende keele piiride. Et mingis mõttes üle keele piiride kohati võib-olla annab rohkem võimalusi, kui on igas keeles on oma sõnavara, mis siis on nagu konkreetsem, võib-olla seesama nagu vibe, et see võib-olla ei ole otseselt seda sõna eesti keeles, aga siis sa saadki nagu miksida, et sa saad mõlema keele parimad pooled sisse. Ja erinevus rikastab, eks ole. Jaa, mina olen muidugi suur mitmekeelse väljenduse fänn, samas ka minu keeletajus on väga olulist rolli mänginud eestikeelsed, olgu siis tõlgitud või algupärased raamatud, kirjandusteosed, millele ma olen väga tänulik. Ma tahaksin küsida, mis on kõige elavama keelega raamat, mida te kunagi lugenud olete? See tegelikult ei pea raamat olema, see võib tekst ka olla. See ei pea olema esimene, kui sa ei taha. Kas kellelgi on mõtteid?
ma mõtlesin sellele küsimusele, kui sa kirjutasid seda ja ma ütleksin, et kõige elusam raamat, nagu et sa tunned, et see on elus, ma ütleks, on Gregor Kulla-Peenar. See on kuidagi väga elus inimese mõtted, see ei ole nagu ilusalt ritta sätitud laused, või ikka on, aga mitte alati. Ja kuidas see on nagu mõtterong läheb etappi, need asjad, mis sa tähele paned, need käivad sul korra ajust läbi ja siis sa liigud edasi, et ma arvan, et see raamat on väga hea näide sellest, kuidas inimene mõtleb. Üks mõte sinna, teine sanna. Mina ütleks, see on minu vastus. Ma tahtsin esimesena öelda, sest ma kartsin, et keegi ütleb ka sama. Jah, korduda muidugi ei tohi. Neid vastuse variante oleks nii palju, võib-olla see oleks küsimus, mida ma oleks tahtnud ette teada, et ma oleks saanud rahulikult kodus mõelda, mis need tekstid on. Aga ma lihtsalt, kuna ma siin arvustasin just Eeva Pargi Hundirattas, siis ma toon lihtsalt selle välja, sest et mul on värsked mõtted selles osas. Ja selle raamatu puhul, mis ta nii elavaks tegi selle keele ja minu jaoks teravaks muuhulgas, tajusin, et me keeleliselt oleme nagu väga erinevad, välja arvatud võib-olla mingisugune kehalisuse taju, aga see kuidagi mõjus mulle just sellepärast, et see kuidagi mina jutustaja või luulemina, kes seal kõneleb ja kui teda mõelda nagu autori sisse, kes on nagu üle elanud 2 äärmiselt rasket diagnoosi ja sellest nagu veel kuidagi imeda välja selline hästi terav ja elav keel on minu arust nagu oskus, mida ma ka tahaks. Et ma kuidagi nagu tundsin seda, et okei, vau, et sa suudad olla nii nagu kriitiline, elujanuline ühe teksti sees, kus on tegelikult nii palju mingisugust nagu kurbust ja kuidagi allasurumist ja nii palju mingi sellist alistumistunnet ja kõike muud, mis nende haigustega nagu kaasa tuleb, aga et sa suudad nagu sealt leida veel selle ühe teravuse või mitu teravust nagu, et see oli vägev lugemuselamus mu jaoks viimane nagu tekst, mis ma lugesin. Ma pean jälle mainima seda sama Bhagavad Gitat, mida ennegi mitte, et see oleks ainus raamat, mida ma lugenud olen, aga mulle aeg-ajalt tuleb vaimusilmas ette üks lõik sealt, kuidas siis ma nüüd neid täpseid termineid ei tea, aga looja jumal Vishnu siis kehastab ennast selle peategelase printsi ees ja siis kuidas tal on 1000 kõhtu ja 1000 kätt ja tal on lõputu suu, mis neelab lõpmatuid maid ja tal on 100 hambad ja 100 silmad ja mis on sama suured kui kuu, et nagu see on vist kõige elavam kirjeldus, mis mul pähe tuleb ja mille üle ma aeg-ajalt mõtteid mõlgutan. Et see on nii visuaalselt võimas hetk. See tõesti kohe nagu elustab selle pildi silme ees. Minu jaoks on väga oluline, et see algas praegu fraasiga 1000 kõhtu, sest see on kohe nagu nii absurdne ette kujutada ja mulle nüüd vahepeal meenus, me ühe aineraamas pidime lugema katkenud James Joyce'i Ulyssesest, kus ta on ka, Joyce on tuntud selle poolest, et ta on keelega hästi mänguline, kuna ma olen sealt lugenud ainult vaevu midagi, siis ma väga pikalt ei julge sellest rääkida. Aga mulle meenus veel, ma loen praegu Belle Kaufmanni seda allakäigu repist üles ja võib-olla see on hoopis huvitav nagu teist laadi elava keele näide, et see ei ole puhtalt lihtsalt siis nagu keel, vaid seal on hästi palju ka nagu joonistusi, mis ongi siis nii-öelda laste joonistused või see raamat koosneb hästi paljudest erinevast osadest, seal on mingid nagu ametlikud teated, mis tulevad ülikooli juhtkonnas, seal on mingid õpilaste märkmed, mingid ära visatud paberilehed ja seal on igal pool lihtsalt õpilased kirjutab oma nimesid mingitel X-viisidel ja seal on vahepeal need joonistused ja see on vahepeal see, mis on tahvli peal ja et on selles mõttes hästi elav just siuke 60-ndate siis põhikooli keel, mida kasutati ja mulle tundub, et Kaufmann on suht hästi tabanud ära seda nii visuaali kui ka siis seda keelelist tasandit seal, ehk siis nii-öelda keelelist keelt ja visuaalset keelt, kui nii saab öelda. Jaa, see kõlab väga lahedalt.
selle peale uurin, kui palju te koomikseid loete? mina olen väga vähe lugenud, ei tule isegi ühtegi kohe pähe, mida oleks nagu otsast lõpuni läbi lugenud. ma vist ei ole, no võib-olla mõne olen, aga ma vist ei ole ühtegi lugenud. Et jah. Negatiivne. No minul on 14 aastat vanem õde ja kui ma temaga üles kasvasin, siis meil oli hästi palju neid vanu Mikiire ja Donald Duck Piilupart Donald, jah. Eesti keel on ja koomikseid kodus, need ma ikka lappasin ja need lood olid nagu peas, et võib-olla sealt natukene on seda veel mingit 90ndate mõju, mis kandub üle. Ja neid koomikseid olen mina ka lugenud. Väga põnev, ma väga armastan koomikseid, nii et mu peas läks kohe piirnike põlema selle allakäigutreppi kirjelduse peale. Aga ma kuulen, et need ei ole üldse nagu olulisel kohal muidu. Aga ma ei tea, ma iga kord ikkagi nagu vaimustun, kui mingi raamat, millest ma ei ootaks, et tal on koomiksijooned, omandab need järsku. Näiteks ka Vonneguti raamatud, eks ole, kui olete lugenud. Mina tunnen, et ma olen saanud teid uurida ja puurida päris erinevate külgedelt. Ma mõtlesin, et äkki on teil küsimusi nendele suurepärastele noortele inimestele siin. Saate kasutada võimalust neid küsida. Ma ei näe muidugi väga hästi. Ja tavaliselt, kui sellist asja publiku käest küsida, siis keegi ei taha mitte midagi öelda. Jaa, ma küsin hea meelega. Kas võtan? Jaa, palun ka igaks juhuks. Siis on pidulikum. Meil on siin hästi noored autorid laval praegu. Kõige noorem on 15-aastane ja kõige 16 nüüd juba. No siis mitte enam nii noored. Ja kõige vanem vist natukene üle 20, jah, mõned aastad. Aga tahtsin küsida seda, et koolikursuses peab ju alati lugema endast palju vanemaid autoreid, juba surnud autoreid, aga kui palju te puutute kokku võõrkeelsete omaealiste luuletajate loominguga, et kas te tunnete ja noori luuletajaid välismaalt ja suhtlete nendega, loete nende loomingut? See on niisugune korralikult hea küsimus. Mina olen nüüd hakanud avastama rohkem tegelikult. Ma ei mäleta, et kooli ajal oleks olnud. Mul on natukene nüüd muidugi möödas ka gümnaasiumist juba praeguse seisuga nagu 5 aastat. Ja toona me ei lugenud tegelikult väga palju väliskirjandust, et seda kui ikkagi tuleb ise avastada ja mida mulle on nüüd meeldinud teha ja mida ma olen nagu praktiseerinud, on see, et kui ma käin välismaal erinevates linnades, siis ma ikkagi üritan kohalikest raamatupoodidest leida tõlketeoseid, mis oleks tolle linna autorite poolt kirjutatud, valdavalt just nagu noorte autorite ja valdavalt nagu naiste poolt kirjutatud teoseid. Et see on olnud nagu selline viimase aja kuidagi, ma ei teagi, kas see mingi trend ka on, aga seda ma olen igatahes järginud ja püüdnud nagu leida ja rohkem erinevaid nimesid, kes võib-olla ei tule siia kirjandusväljale, kui tõusvad tähed, et jah, ma ei mäleta, et ma oleks kunagi ka Rubi Kauri lugenud niisuguse suure innustusega, et ja proovin leida küll jah, niisuguseid vähe tuntuid autoreid erinevatest maadest. Kas sa oled leidnud ka? Jaa, ma just mõtlesin praegu, kas mul tuleb autori nimi meelde või mitte, viimane, mis ma lugesin. Raamatu pealkiri on Supper Club ja see on ühe Manchesteri naise poolt kirjutatud. Ma sain selle soovituse UNESCO kirjanduslinna korraldajat, kes väga soovitas, kuna ma otsin alati tihtipeale sellist afektiivset ja kehalist kirjandust, siis ta soovitas just seda. Ma mäletan, et Saara oli täisnimi, aga mul ei tule praegu perekonnanimi meelde. Ja, aga Supper Club selle järgi saab nagu üles leida, kellel on soovi. Väga äge roosa, siuke radikaalselt roosa kaanekujundus on seal ka. Ma mõtlesin, kas Rupi Kaur tuleb ka nagu siin jutuks. Selline väga kuum teema, ütleme niimoodi. No, ega põhikooli õpilaste raamatuid,
ega väga kusagil ei avaldata, esin ka. Nii et ma kahjuks ei saa siin kaasa rääkida. Väliskirjandusest või võõrkeelsest kirjandusest, see oli küsimus, eks ole? Jah. Olen ma lugenud ainult siis proosat, aga luulet ei ole üldse vist. Jah. Aga enda vanuseid proosakirjanikke? Siis nüüd... Endiselt võõrkeelest? Endiselt võõrkeeles, ei üldse, kahjuks mitte, jah. Minu suurem lugemus toetubki väliskirjandusele, mis on tõlgitud siis küll, aga ja ma loen ka võõrkeeles, kuid ka mitte luulet, ma üldse luulet häbiväärselt vähe lugenud ja peamiselt loen proosat. Aga mul ka ei hüppa kohe pea ühtegi, keda ma teaks, kes on kaasaegne kirjanik, kes on umbes minu vanune, natuke vanemad tuleb meelde, aga mitte minu vanus niimoodi. Marja, kas sa sooviks selle peale midagi öelda ka? Aitäh vastuste! Muud midagi? Nii, mulle tundus enne, et äkki tõuseb veel mõni käsi, aga võib-olla ma eksisin. See on väga võimalik. Vabandust, ma pean tooma mikrofoni, muidu see ei jää salvestusega. Tere, aitäh väga huvitava õhtu eest. Aga kas te jälgite oma eakaaslaste loomingut ja tegevust Eestis? Ja mina ikka jälgin ja kuna ma nüüd ajan ka seda kirjandusklubis, ma olen nagu aina rohkem hakanud ka jälgima seda, mis siis konkreetselt Eestis toimub, et olen värskel rõhul siin pilku peal hoidnud ja siis lisaks ka siis Vikerkaare loomingul, kus on võib-olla vanemad, aga vahel satub ka mõni noorem nimi sisse. Johanna näiteks. Jaa, no minu peamine allikas on ka Värske Rõhk, aga loen ka teistest allikatest. Minu sõber Riste, Sofia Käär näiteks, tema luulet mulle väga meeldib lugeda ja teisigi sõprade kirjutatud. Värske Rõhk teeb kindlasti selle väga-väga palju lihtsamaks. Ma hoian ka silma peal sellele, mida Kirjanike Liidu noored teevad. Sotsiaalmeedia teeb sellegi jälle väga-väga lihtsaks. Ja me tegelikult üritame Pärnusse luua sellist noorkirjanike kogukonda, nii et ka siis on vaja leida selliseid noori kirjutajaid ja uurida ka, mida nemad siis kirjutavad. Jaa, mina loen ka päris ikka nagu väga palju ja kuna meil on see grant ka, siis ega me ei pääse sellest. Meil on seal vist aastast 2001 kuni praeguse päevani oli välja, ma kahtlustan, kuni 33-aastaste kõik debüüdid ja tekstid, mis on kuskil ilmunud, nii et me saame nagu korralikult seda. Ja ma olen ise nagu üritanud ka seda, et kui ma kirjanduskriitikat kirjutan, et ma siis võtan nagu uudisluulet kogu aeg peale ja uudiskirjandust üleüldse, mitte ainult luulet, vaid nagu proosat ka, et paratamatult, et kui sa kirjandusteadust õpid, siis ega väga palju seda vaba aega sealt kõrvalt ei jää, et lugeda kõike, mida tahaks. Nii et need samad kultuuriajakirjad, erinevad kirjandusajakirjad on nagu väga hea koht, kus siis noppida nagu üksikuid tekste vahepeal välja, aga arvustused annavad seda võimalust, et minna süvitsi mingite raamatute sisse. Ma kasutan võimalust, mul tuli eelmise küsimuse peale meelde, et järgmisel aastal toimub jälle Balti noortekirjanike talvekool, kuhu ma soovitan registreeruda, sest see on üks nagu harukordseid võimalusi, kus sa saad teistes keeltes kirjutavate enda vanuste kirjanikega kokku puutuda. Mina hakkasin selle talvekooli mõjul läti keelt õppima ja leidsin Läti sõbrad, nii et ma väga-väga soovitan seda teile ja neile, kes kuulavad ka. Ma tahtsin ka jätkuküsimuse nüüd selle küsimuse peale küsida, mis on siis see, et kas teile tundub üldse oluline enda vanuste kirjutajate loominguga kursis olla ja miks? Ma arvan, et kursis olek ei saa kunagi nagu negatiivne ja ebavajalik olla. Ma arvan, et see on nagu minu jaoks vähemalt on see nagu elementaarne. Esiteks ka see, et kui ma ise kirjutan, ma tahan nagu teada, kuhu ma paigutun sellel nagu väljal, et mis on olemas ja mis mitte.
mis minuealisi teisi kirjutajaid kõnetab ja vastupidi, mis minuealiseid nagu lugejaid kõnetab, sest et see ju nagu peegeldab vastu seda, mis ühiskonnas me nagu elame. Ma otsustan siin täielikult nõustuda Johannaga. Mina nõustun ka. Te olete väga ökonoomsed vastajad. Aitäh. Mulle on hästi oluline ka lugeda siis noorte, ehkki ma küll väga palju sellist uudiskirjandust ei satu lugema, aga just nende kirjandusajakirjade vahendusel siis satun. Aga omavanuste tekstide lugemine annab energiat juurde ka endale, et näed, et keegi, kes nagu päriselt eksisteerib ja mitte mõni suur nimi nagu ja ennast siis teostanud nimi, mis on kuskil raamatu kaane peal, et on nagu päriselt keegi, kes kuskil Instagramis on ja või keda ma näost näkku tean, et see annab sellise kirjandusele sellise reaalsema või vahetuma kogemuse. Ja ma olen ka kõigega nõus, mis juba öeldi, aga ma lisaks ka siia võib-olla selle tahu, et kui olla kursis sellega, kes kirjutab, siis on jällegi, minu jaoks kirjutamise puhul on ka oluline see, et oleksid need sõbrad-tuttavad ümberringi, kes on huvitatud kirjutamisest ja siis see on ka võib-olla üks viis siis, kuidas neid suhteid luua, et sa uurid, kes üldse kirjutab ja kus on nendega võimalik siis kokku saada ja koos käia võib-olla ja arutada kirjanduse üle. Et ma arvan, et see on üks põhjus ka, miks siis võiks kursis olla, millega teised tegelevad. Kas te tunnete, et Eestis on noortel kirjanikel mingi õlgõla kõrval olemise tunne või mingi kogukonna tunne? Minul endal on see tunne siin, kus ma juhin Üdi ja me teeme siis koostööd ka Kirjanike Liidu noortega ja ka Tartu Ülikooli kirjandusringi Kellips, et minu arust siin on kõik ka nii meie vanused kui ka kõik siis tegelikult vanemad inimesed, kellega ma olen kokku puutunud, on tegelikult nagu hästi toetavad on selles vallas, nii et mina julgeks öelda, et nagu meil on hästi siuke toetav kogukond Eestis kirjanduse maailmas. Kui juba siin olles selles mõttes, et uued nimed, uued näod saab niimoodi kätt suruda ja tekib kogukond juba siit. Ja näiteks Robiniga ma olen tutvunud varem ühel kirjutamise konkursi üritusel, et mingi skene on olemas ja see on tore. Ja kui kellelgi, alati olen avatud veel enam kirjutavatele tutvustele, et andke teada. Natuke seda Tallinna kogukonda vaadates tekib küll niisugune veidi kurb tunne, et siin tundub selline väga mõnus seltskond olevat, et me üritame praegu Pärnusse ka leida selliseid kirjutavaid noori ja mõelda, et kuidas sellist väikest kogukonda kokku hakata ajama, et kui on tegijaid, siis kindlasti tekib lõpuks see õlgõla kõrval tunne ka, et ma arvan, et natukene ka, see on muidugi selline distantsi peal, aga ma arvan, et tegelikult ka värske rõhk loob sellise natukene võrgustiku, et võib-olla mitte päris selline õlgõla kõrval, aga võrgustiku, tahaks öelda. Meie just töölt lahkunud peatoimetajal Hanna Lindel oleks väga hea meel seda kuulda. Sellest jutust nagu inspireerituna väga loodan, et Pärnus läheb see nagu käima ja et sinna tekib rohkem seda kirjanduskogukonda. Ma olen ka alati nagu väga kriitiliselt sellel teemal sõna võtnud, et seal võiks veel rohkem olla lisaks Koidula muuseumile ja Pärnu Keskraamatukogule ja Jaak Kennule, kes on tõesti teinud suure töö Eesti luulemaastikul, veel neid kogukondasid ja sellist kokkuhoidvat tunnet, sest kui mina tulin Pärnust nagu Tartusse ja mis ma nüüd tunnen, on küll see, et mul nagu et neid õlgasid on nagu väga palju, et ma ei jõua neid enam kokku lugeda isegi, kui palju neid on. Ja ma olen seda sorti inimene, mul ei ole nagu, ma ei diskrimineeri inimesi vanuse põhjal ja minu jaoks ei eksisteeri hierarhiaid. Nii et minu nagu sõprusringkonnas on nagu lihtsalt väga palju erineva
erinevamas vanuses kirjanikke ja mul on selle üle nagu meeletult hea meel, sest et see on olnud ühe nagu pisikese Johanna kunagi nagu väga suur unistus olla sellises nagu kogukonnas, nii et jaa. Mul on suur rõõm seda kuulda ja ma loodan kõike head Pärnu noortele kirjanikele. Kui keegi neist peaks mulle kirjutama, siis ma võin nad sinu juurde edasi suunata. Värskesse Rõhku, kui keegi kirjutab. Okei. Ma ei saa abiks olla, aga ma hoian pöialt. Kas kellelgi on veel mõni küsimus või kommentaar? On. Nii tore. Nii, mul on üks selline natuke suurem küsimus, et kui te kirjutate ja kui see jõuab lõpuks avaldamiseni, kas te nagu loodate, et teie loomingus edastub nagu lugejatele mingi sõnum ja kas te tahate, et see looming nagu kuidagi muudaks midagi, et kas teil on eesmärk selle loominguga, et saavutada mingi muutus? Ma sain kohe et mikker on esimesena minu käes, sellepärast, et ma olen vist juba kurikuulsaks saanud intervjuudes ka sellega, et ma ütlen, et kunst ei suuda midagi muuta, aga see ei ole nii pessimistlik, vaid see on pigem see, et kunst minu jaoks ja kirjandus saab asju kirjeldada, saab seletada, saab peegeldada ja sealt omakorda tõukuvad muutused, mis toimuvad kuskil väljaspool kunsti ja kirjandust. Ja ma ei sea oma loomingule kunagi mingisuguseid eesmärke ja see on vist tavaliselt nagu alati küsimus, mida esimese asjana küsitakse, et mis on sinu raamatu eesmärk või sõnum. Mulle meeldib mõelda, et iga lugeja saab seda sealt ise tõlgendada, ise interpreteerida ja otsida, et ma ei ütle talle ette, mida mu raamat teeb või peaks tegema. Ja ma ei sea endale kirjutades ka eesmärk, et see raamat peab jõudma sinna või sinna ja kõnetama toda ja teda, vaid pigem kirjutamine ise on mingisugune protsess, mis minu jaoks toimub, mis on minu jaoks hädavajalik, nagu mingisugused muud baasvajadused. Ja tavaliselt, kui sul on see nagu kuidagi tung kirjutada, siis sealt hakkavad omakorda sündima mingisugused eesmärgid, mida sa ei kavatsenud ja võib-olla mingisugused motiivid ja elemendid, mis hakkavad täitma mingid eesmärke, mida sa kindla peale nagu ei sõnastanud. Et see on minu jaoks nagu kirjanduse võlu, et ta ei ole raamitud mingite eesmärkide ja mingite nagu mingisuguse redeliga, mida mööda peab nagu ronima. Igasugune emotsioon, ma arvan, on väga hea asi, mis sellest võiks välja tulla, et olgu see väikene muie või olgu see selline mõtteviis tappi, mis jama see on. Et ma arvan, et ka negatiivne asi võib minu silmis hea olla, et vähemalt see tekitas emotsiooni ja pani võib-olla millelegi mõtlema, et okei, et mis see siis on, mida ma selle juures ei naudi. Ja mingite asjadega, mida ma olen kokku kirjutanud, ma olen mõelnud, et ma loodan, et see lugeja saab aru, mida ma üldse mõtlen siin, et kas ta suudab mingid niidiosad kokku ajada, et need on minu väikesed soovikesed. Ma arvan, et ma kirjutan ennem iseendale ja siis väga tore, kui ma arvan, et see on siuke alaväärsus ka kindlasti, et ma ei usu, et kedagi võiks minu kirjutatu mõjutada, aga tore, kui see nõnda sünnib. Ja ennem iseendale vist. Mingit tagamõtet vist ei ole. Mina olen enda puhul täheldanud seda, et kui ma nagu nüüd hästi kindlalt sean mingi sihi või eesmärgi ja samamoodi nagu mõtlen kogu aeg nagu lugeja peale, siis ma kuidagi lähen lukku ja ma ei suuda kirjutada, et ma pean ka kuidagi ennast nagu vabana nagu hoidma. Et ma olen nagu Johannaga nõus, et nagu kunst iseenesest nagu kohe muuda maailma, aga sealt saavad tõukuda mingid need ideed ja sõnumid, aga mulle enda tundubki, et nagu selleks, et mina võib-olla saaksin mingid neid sõnumeid sinna panna, need sõnumid tulevad nagu tagantjärgi, ma kirjutan selle teksti ära mingi nagu intuitsiooni põhjal, mingi tunde põhjal, umbes, mis teemad mind huvitavad, vaadelda võib-olla neid erinevate nurkade alt seal teksti juures, aga see ongi see, et ma rohkem nagu keskendun proosa puhul näiteks tegelastele ja kuidas neid siis arendada ja siis need nagu minu jaoks olulised ideed tulevad nagu paratamatult sinna nagu sisse ja siis et jah, kui ma eraldi neid nagu eesmärke ja sõnumeid hakkan panema, siis see mõjub väga mehaaniliselt ja
üldse ei olegi üldse niisugune mõnus protsess. Te olete väga tagasihoidlikud. Ma küsiks sellega seonduvalt, kas teil on midagi, millest te tunnete, et ei saa kirjutamata jätta? Vahepeal nagu mingid asjad ka hüppavad pähe, mida lihtsalt kuidagi on tunne, et peab nagu kuidagi endast välja saama, kirjutama. Ma ütleks, et nagu minu jaoks mul on nagu 2 teemat, kui ma pärast neid tekste loen, siis mul on mõlemast teemast nagu üks, mis ma tunnen, et mul käivad kogu aeg nagu ühe uuesti ja uuesti läbi, et ühte ma mainisin, on see nii-öelda ökokriitika või siis nii-öelda loodusega seotud teemad, et ma kuidagi ise tunnen sellega mingit tohutut sidet ja see nagu paratamatult ükskõik mida ma kirjutan, siis see kuidagi peegeldub sealt kas või lihtsalt mingid taevakirjeldused või nii edasi. Ja siis teine teema on niisugune armastuse, nagu filosofeerimine armastuse üle, mis sai alguse siis gümnaasiumist tänu meie kirjandusõpetajale. Ja ka see on, et ma tunnen, et nagu, kui ma need 2 teemat käsile võtan, siis see kuidagi nagu hästi toidab seda, mida ma kirjutan. Ja jällegi see ongi see, kui ma hakkan seda nagu sundima mingisse suunda, mis minu jaoks ei ole loomulik, et siis ma ei suuda nagu kirjutada vähemalt mitte nii hästi, kui ma tahaks. Kui mul tuleb mingi sõnakõlks pähe või mingi selline fraas kuidagi naljakal ümber töödeldud kujul, siis see on see hetk, kui ma tunnen, et ma ei saa seda kirjutamata jätta, et mingi idee, mis toimib, et siis on see tunne. Ma arvan ka, et mina kunagi ei hakka midagi kirjutama selle põhimõttega, et ma tahan kindlasti selle teema kohal oma arvamust väljendada, et kui see tuleb, siis on hästi, et on väga palju teemasid, ka ühiskonnakriitikad, mida ilmselt oleks minu seest välja tulla, aga kui neid ei ole, neid õigeid sõnu ja seda õiget ka kõlksatust, siis see tuleb väga-väga halb, mis ma sealt üritaks välja sundida, et ma arvan ka, et see on see lausiõpetus, et tuleb voolata, mitte see Confucius. Ja nagu ma enne juba ütlesin, siis mul on kogu aeg neetult palju öelda ja selleks, et inimesi võib-olla enda ümber natukene säästa, siis selle asemel, et ma lobisen kogu aeg, siis ma lihtsalt suunan mingi osa sellest energiast tekstidesse ja lihtsalt kirjutamisest on saanud nagu mingisugune vajadus. Ma arvan, et väga palju kirjandusest tõukub sellest, et ilma ei saa lihtsalt, et on vaja saada mingid asjad paberile. Ma arvan ka ma olen nõus, ma nõustun sellega, mida Johanna ütles. Suur aitäh teile ja aitäh teile, et kaasa mõtlesite. See oli väga tore ja innustav vestlus. Aitäh sulle ka, Saara. Ahah, nii vaatan, et vist kogunevadki inimesed juba toolidele. Kui olete kõik viimase lonksu joonud ja suu tühjaks söönud, siis alustame luule lugemisega. Esimesena on meil kirjas Robin, palun. Nii, nagu võib-olla enne juba välja tuli, siis ma olen eelkõige tegelenud proosaga ja ma ka loen siin rohkem mingisugused paar miniatuurilaadset teksti. Muidugi on vaielda, kas miniatuur on proosa või luule, eks ta saad ise otsustada, kumba need kategoriseeruvad täpsemalt. See juhtus 2025. aastal. Ma olin noor, 21-aastane mees, kui ostsin Viru Keskuse rahvaraamatust Bell Hooksi teose Kõik armastusest. Esialgu piidlesin seda taamalt, nurgast, jälgides inimesi enda ümber. Kurat, kes pani Hooksi raamatu täpselt avara koridori lõppu, kus kõik mind näevad. Palju õdusam oleks olnud nurk, kus oleksin saanud kerra tõmbuda, kergesti peituda, sest taolise raamatu ostmine on ju täielik äpardlikkus. Kes muu ikka seda ostab, kui armuelus lõplikult läbi kukkunu ja seksi ihalevad tegelinskid. Võib-olla esimese mõõdu andsin tollal välja, kuna elasin endise läbi leina. See on kuidagi liiga sünge sõna. Esimese naise vastu, keda armastasin, aga see ei tundnud sama. Kuigi peamine huvi oli intellektuaalne, uudisin mu armastuse kui elu aluse vastu ja tahe saada aru,
miks sellest kõnelemine oli millekski patulaadseks langenud, mis väljendus ka vestlustes tolle naisega, kes esialgu kartis ja pelgas armastuse teemat, aga sõpradena selle üle arutades muutus ta hiljem vastuvõtlikumaks, avatumaks. Kuigi olin vahel tundnud häbi tolles teemas kõnelemise eest teiste inimolenditega, ei ole mul kunagi olnud seda raske öelda nendele, keda südamest armastan, keda olen otsustanud armastada. Nõnda võtsin ma oma julguse kokku ja astusin raamatu juurde, mille esiküljel olev erkpunane, hiiglaslik, anatoomiliselt mittekorrektne süda vaatas riiulist juba kaugelt otsa. Natuke lappasin ja lugesin siit-sealt enne, kui kindla sammu ja sirge seljaga naasin leti juurde, kus võttis mind vastu umbes minu pikkune mees. Ma olin 193 sentimeetrit pikk, kes ei sõnanud raamatu kohta midagi. Kena päeva, soovisime teineteisele. Ma mäletan selgelt, kuidas ma minema sammudes sisemuses naersin. Mida ma kartsin? Et keegi tuleb ja ütleb, kui nõrk ja mitte mehelik ma olen. Kuhu me oleme jõudnud? Aga see toob küll pisara silma, et oleme armastuses kui ülimast jõust, mis on võimeline elule tähendust andma, teinud tabu, millest isegi armastajad vaevu kõnelevad ja mis muidu on ainult alla langenud heidikute pärusmaa. Nii, ja nüüd teine tekst sellel teisel teemal, millest ma enne kõnelesin. Ma istusin terrassil, punutud tugitoolile, tahvel koos klaviatuuriga süles. Silmitsesin parasjagu sügavlillade heleroosade õitega amplit ning mõtlesin pooleli olevale arvustusele, kui silmanurgas nägin madala männipuu all jooksmas särav oranži oravat, maksimaalselt 3 meetrit minust. Ta oli väike, keha umbes 20 sentimeetrit, mille lisandus veel kohevil saba, mis läikis hommikupäikeses. Hüpliku sammuga käis ta paar korda edasi-tagasi, kas õhk on puhas. Me kohtusime pilgus. Jah, ma olen nüüd siin, ma usaldan sind. Ta mustad silmad helkisid rõõmust ja uudishimust. Orav naasis männi juurde ja jooksis mööda kaardus oksa üles, haaras midagi, küllap käbi. Ja hakkas seda nosima, maksimaalselt 4 meetri kaugusel. Suu käis kiiresti ja väikesed sõrmed keerutasid saaki. Kui ta selle maha heitis, hüppas ta kõrval olevale oksale. Pilk siia ja pilk sinna, polnud midagi huvitavat. Ta naasis puu otsast, heitis korra veel pilgu minule ja lahkus hüpliku sammuga hoovi teise otsa. Sel hetkel polnud mina enam inimene ega orav. Seal polnud sõnu, me märkasime teineteist ja võib-olla leidsime mõlemad midagi teise hingest, millega samastuda. Mina küll leidsin tema sügavmustadest silmadest. Aitäh! Ja ega vist inimesed ei mäleta seda järjekorda, mis seal tahvlikesel on, et siis mina kuulutan välja siin neid järgmisi esinejaid mood, kui nüüd tuleb meil lavale Johanna Siuru stipendiaat. Aitäh! Mõtlesin, et ma jõuan tänaseks mõne uue teksti ka tuua, aga ma kahjuks siiski ei jõudnud, nii et peate leppima sellesama debüütluulekoguga tsükkel, nii et tuleb ohtralt menstruatsiooniluulet jällegi. Täna olen pehmepõskne roosa radikaal, istun, kompan keelega koopaid, paitan hambaid, ei sülita, ei limpsa, vaid hammustan maasikamaitselisi huuli, neelatan. Ja härra mu kõrval arvab, et need on mu higised põlved, mis kleidisatside all amelevad, kõrvuti koos nagu tütarlapse kohus. Tegelikult matsub seal hoopis üks teine huulepaar, eritab kavalat agendat, naeratan. Saadan vaikimisi oma ilusate siniste silmadega vittu, ripsme dušiga näkku võõbatud naiselikkuse, peenikese pihaihaluse, hea tüdrukluse. Pilgutan. Ja keegi ei teagi, isegi härra mitte, et juba järgmiste päevade ajal veritsen kõik välja. Täna olen kõigest pehmepõskne roosa radikaal, neelatan, naeratan, pilgutan. Üks mitmekeelne luule ka siia vahele. Päevad ei ole seksikad, ma juba tean.
Emake loodus, mis sa mu magamistoas teed, täna on valentinipäev ja mul olid oma naisega plaanideks. Aga mis on seksikas? Maasikad ja šokolaad. Kamasutra nalja ärge tehke, ma ei räägi vene keelt ja vene keel ei ole praegu üldse seksikas, sest sõda ja sõjas ei hooli keegi seksikusest, lihtsalt vägistavad ja tapavad kiimaga, tulega, pommidega ja mitte sekspommidega, kuigi ka sekspomm võib tappa. Aga kui seksikus ei oleks nii objektistatud, ei meenutaks kahuriliha, oleks maailm palju ilusam koht, seksikam koht. Aga mis on seksikas? Luulemina. Kindlasti. Sõnad ja sõnamäng on ju seksikad, metafoorid, sünonüümid, parallelism, mis erootika. Voolida end luuleks, tõmmata ligi paradokse, nahk liibumas vastu nahka, voolata kunstilisest ilust, dekadentsi. Kirjutada ühel lehel menstruatsioonist, sõjast ja seksikusest. Eufooria ja siis täielik krah, jälle eufooria, jälle krah. Milline seksikas viis elada. Menstruatsiooniluule võiks ju olla voolav, hingav, kulgev, intiimsust ja õrnust õhkav nagu puutumatu loodus. Nii väga tahaks kirjutada sellist lembeluulet, pastoraalselt prohvetlikku, kümmeldama valuilusates verejõe niredes, nagu toroo minna metsa, juua metsikuse eliksiiri, sulatada oma sõnadega lund ja mitte koerakuse kollast, vaid süütult piimjat. Rõõmu tunda jõhkrast ja valusast, põlvini kaste heinas nagu väike koidule ja mitte see pronkskuju sammu kaugusel pargimurust, vaid luust ja lihast, pehme, siidinahkne koidule, mängida ehani lillede ja rohuga, leida ennast pilvedest ja merevahust ja samblast, suudelda muresid tuulde ja siis sind päikese loigus. Nii väga tahaksin kirjutada sellist luulet, aga mu luulel on kontrollimatu tapiinstinkt. See suretab liha ja loomi ja taimi, vajutab ilusa kesta sisse dioksiini. Kuniks saabub kriis, tõstab temperatuuri. Nii on lihtsam sellest kõigest luuletada. Siunata, nagu elu poleks piisavalt hea. Aga pidage, olen looduslaps ja armastan oma ema. Ja temagi teab, millest ma räägin. Menstratsioon on valus ilus, aga see kõik tundub masinlik, tundub vale ilus. Samas võiks ju teeselda, toredaks mõelda päevi, very cool. Ja nüüd viimane siia lõppu selline hittluuletus, mida armastavad tavaliselt ette kanda ja lugeda 60+ mehed. Tahan menstrueerida nii nagu mehed pissivad põõsastes, seista harkis jalgadega teeserval väikeste kuuskede mändide kohal, jahtida, sihtida, tabada, verejoaga käbisid, kändusid, olla looduslik väetis, vihmaveerinn, tilkuda lehtedele. Sügisel niikuinii keegi ei saa aru, kõik värviline tuleb minu seest, vahel oranžikam, roosakam, täitsa metsmaasika punane või nagu kärbseseen. Vahel on klompis, siis on eriti ägedalt sihtida, palju ägedamalt kui mehed. Nad oleks kadedad, mis kuulipildur mu sees. Aitäh! Ja nüüd palume lavale Elise. Mulle ei meeldi ripsmeduši kanda. Palun lihtsalt laske mul rahus hõõruda silmi ja kui vahel valan pisaraid ja tulen vetsust välja nagu panda, pole vaja meenutada korda, mil vahtisid Netflixis seda kurba draamat või haigla romantikafilmi, sest mul ausalt pole vaja sellel hetkel rohkem nutta. Aga miski ei ületa korda, mil pillisin haledalt metroos, sest jäin veel tulemata rongist maha. Kuid on äärmiselt tõsi, kuidas tunnen, et olen elus juba sünnist saadik jäänud maratonis joostes teiste selja taha. Alguses arvan, et juhin, ent lõpuks olen ikka see Okasaki fragment. Aga ei aitäh, ma absoluutselt ei vaja abi, nii et helistage kellelegi teisele.
kui te just ei paku geeniravi, sest kuigi mulle meeldivad mu rohelised silmad, tahaks lahti saada jube kergesti sassi minevatest juustest ja muuta kõhnemaks enese käed ja kui saaks, teeks kuivemaks sügise ilmad. Kuidas kadestan ma sind, kes sa neid ridu niisama lugeda näed, sest pilvede pisaratest on tuhmid mu prillid ning plaastrid vajaksid tallal kingade vormitud villid. Aga kõige rohkem ajab mu närvirakkude aksoneid krussi, kuidas vihm on ajanud laiali mu värske ripsme duši. Kas olen tõesti elus liiga vähe verd sääskedele kanda andnud, et mitte öelda enda kohta suure südamega doonor? Paluksin endale väikest medalit, trofeed, sest ei tapnud tuimalt igat enda peal puhkavat pinisevat looma. Ka temal on ju oma peretoita, peab minu kintsulihatüki õhtuks laste jaoks lauale tooma. Inimene aga ikka oskas oma isekust kavalasti peita, kui ütles, et ei teeks kärbselegi liiga. Võib-olla ta sulistas veidi sinu borsikausi sees, kuid ega see polnud ju inimese keha punane leem, mis lörbitud sai. Aga proovi armastada sääske või parmu, kes võttis tüki sinust endaga kaasa ja tegi kamba lapsi, kellel pole isegi sinu 10 kelmikas šarmantne nägu. Viota, äkki ühel ikka olid lopsakamad ripsmed ja sinakad silmad, aga kell 3 öösel võis see pinisev täpp olla tõesti vaid mu unena utoopiline hägu. Mul ei ole koera või kassi ega kuldkala, keda ma endale nii väga 10. sünnipäevaks tahtsin. See-eest on mul aga minu mina. Minu mina nimi on õssi definitsiooni järgi iseloom, aga mis loomariigi hõimkondada paigutada tuleks, ei oskaks mulle ilmselt öelda ka Aleksei Turovski või Karl von Linné. Erinevalt mu kehast ei saa minu mina anorekslikult näljutada või lauvärviga katta. Temast ei saa hansapäeval seepe müüvad laadatädid kindla värvi ja lõhnaga sümmeetrilisi tükke välja lõigata, mis pärast kodudes kraanikausi äärel aluse peal äraviskamist ootavad, sest vedelseep on palju efektiivsem ja kiirem. Minu mina ei saa kasutada matemaatikaõpiku tekstülesannetes ilusate X-ide ja Y-kite leidmiseks, sest tal on pärast koma rohkem numbreid kui piil ja ruutvõrrandites lahendeid 3. Ta sirutab hommikuti ennast alati üle 360 kraadi ja poeb õhtul põhku Mendelejevi kortermaja 119. tuppa, kuhu jääb ootama mu ühel päeval ära laguneva keha aatomeid. Kuigi minu mina vaatab mõnikord oma 8. klassivenda ja soovib, et ta mõlemas X-is oleks parrikeha, sest koolipoisi hinne on 3 ja kooris laulev noormees ime, aga neiu jaoks pole see isegi alumine norm. Veel vähe, et ta sellest ei jaksa oma õlul kanda edasi perekonna nime. Siis enamasti meeldib minu minale ta pärast sündi tindipotti topitud pea ja naerukajaka laul. Enamasti pole ta nagu inetu pargipoeg, kes soovib, et ta ema oleks olnud hoopis luik, koskel või aul. Vähemalt enamasti ja peaaegu alati. Inimese ülespoomiseks läheb keskmiselt vaja 2,72 meetrit nööri. Vähemalt sedasi väidab Wikipedia. Küsisin ka ChatGPT-lt, aga tema andis mulle vastuseks vaid lasteabi numbri ja palve mitte kedagi ära tappa. Nii et 2,72 meetrit. Veidi vähem kui 1 minu keharaku välja sirutatud DNA. 23 000 geeni. Kõikide mu veresoonte pikkusega saaks ekvaatorile karussellitada peale 3 tiiru, 360 arterit ja veeni. Suure popstaari poliitiku diplomaadi saaks päästa minu süda, neer, kops või maks. Nii et suva, et olen alles veriselt noor, loll, immatuurne laps. Suva, et ma ei saa valida järjekordseid muinasjutte vatravaid poliitikuid või osta ergioskist virsikumaitselist Red Bulli, kuid hetkega olen ikka pooleldi töötav aju, kelle otsa vaadatakse lootuses, et tulevikus ei lähe Eesti sündimus üleöö nulli, kui märgin rahvaloendusel ristikesega kasti naine, kuigi südames tunnen ennast kui tõeline plikatirts. 23 000 geeni, 360 arterit ja veeni. Ja saalitäis inimesi, kelle olen 5 minutiga oma häälega pannud kannatama migreeni. Aitäh!
ja tänase vestlusringi osalistest on meil viimasena end kirja pannud Jossu. Palun. Ood rõõmule. 155 millimeetrit on vabaduse mõõt. See kaalub ligikaudu 40 kilo, puudutab ära madalamad pilved ning kandub maakonna teise otsa või umbes poole oblasti peale. Vabadus kaigub 7 taevase pasunana vägevalt üle laante, nii et kodupinna metsad vastu kajavad ja kõik rahvad seda kuuldes trööstida võivad. 5,56 millimeetrit. See on demokraatia laius. Seda jagub rohkelt kõigile, kes õigluse tõrvikuga valgust kaugele ilma saata soovivad, ehk kõige rohkem 300 meetrit. 7,62 millimeetrit on inimõiguste läbimõõt, mille lakkamatu laul leidab mustava orjaöö valevaks päevaks. 12,7 millimeetrit mahutab enesesse sõna, trüki, usu, koosolekute, liitude ja streikide vabadused, niisama isiku ja kodukolde puutumatuse, ning seda ei peata ei teras ega betoon. Ja kui tuleb päev, mil pirrud lause kahel otsal löövad lõkendama, nii et silm ka enam ei seleta, kõrvust kumiseb ning taevas sajab alla põlevat väävlit, ja tõesti see päev tuleb, sest õhtule järgneb hommik ja ümberpöördult, kuna nii on see olnud maailma loomisest saadik ega jää olemata ka nüüd. Ja kui tuleb see päev, mis tulemata ei jää, mil on rohkelt hammaste krigistamist ja suur viletsus laskub paljude peale, mil tellis ei jää tellise otsa püsima ning valimatult eraldatakse nii teri kui sõklaid, siis müriseb võimsasti kõik see koor ühes 1-5-5-estega, 5-5-6-estega, 7-6-2-estega, 12-7-estega, suure ilusa hõissa saatel, ega vaiki, kuna ei saa mitte vaiki olla, lauluviisi lõpeta. Kõige selle juures ei jää meil muud üle, kui laulda kaasa ega vaikida enne koitu. Koer tunneb koera ära küll. Ainult inimene inimest ei tunne, ütleb heast peast, et on teine hunt. Või parem veel peab teda oinaks, eesliks, seaks või rotiks, lollakas. Ja esialgu paistab, et meil on veel ainult 2 esinejat, vähemalt kirja olid ennast sinna pannud veel Liis ja Liisu. Liis vist oli esimene, eks ole. Palume siis Liisi lavale. Tere, minu nimi on Liis. Ma olen Tallinna Prantsuse Lütseumi abiturient. Sattusin siia suht kogemata, aga jah, ma siis loen oma luulet. Nii. Rahu. Uut moodi rahu. Nüüdsest on kahur suunatud teiste poole. Jätan end rahule. Pommitamistest ja ähvardustest, närve söövatest järeldustest. Proovige nüüd mulle sama haiget teha, kui ma ise endale tegin. Jälle mina. Jälle mina ja mu mõtted. Huvitav, kas keegi kunagi mõtleb mu mõtted lõpuni? Kõik mõttetud mõtted, mõttekad mõttemõlgutused, mõrudad mõttemõminad ja teravad torinad. Huvitav, kas need on üldse võimalik lõpuni seedida? Tühjus, tühjus, tühjus. Ja sina? Või minu peegeldus sinus? Kui ma vaid poleks nii sentimentaalne või patriarhaalne, oleks elu siis vabam või võiks võimalus end teistest üles otsida, pakkuda samasugust katarsist kui mõni Tormise või Uusbergi teos. Ära küsi küsimusi, neile vastuseid sa ei saa. Oh jaa, aga kas keegi äkki märkab, kui ma ei ilmugi kohale? Kui põgenengi aeda, et kaeda rohelust, iludust, senni. Kas ei märkagi? Mida ma siis ootan? Loodus ootab, emake loodus või kallike loodus, jah. Kallis loodus ootab mind avasüli, nagu Jeesus seda teeks.
unetu öö vaevab mu hinge. See on nagu töö, nagu jookseks ma ringe. 1000 mõtet on mul peas, kus nad üldse tulevad, kõik ootavad nad reas, mõned on isegi jubedad. Äkki segatakse mu mõttekäiku, kas hommik on juba käes, sest ma näen üht valguse laiku, mis mängleb selle toa laes. Mis kell on juba nii palju, kas ma jälle suutsin magada sisse? Jõudsin silmi avadagi vaevu, kui mulle sa ulatasid tassi teega, mis oli meega segatud külma veega, just nagu mulle meeldibki. Ma tahan, et sõbrapäeva eel paraneks mu meel, et roosid jälle lõhnaksid ja sina mulle otse vaataksid. Ütleksid kõik otse välja, asetades pähe pärja, kas pulma või surma, valik on sinu teha. Istun diivanil ja luuletan. Mida ma sellega saavutan? Saan äkki ühe naeratuse juurde ja seejärel pühenduksin millelegi muule. Tahan, et iga teine luuletaks ja ma siiralt usun, et see maailma parandaks ja et igal kolmandal oleks käes väike pasun, millega ma suurt rõõmuda jagaks. Kas tõsiselt liiga palju ma palun? Ja veel, et igaüks välja magaks. Nojah, selle sooviga läheb nüüd paljuks. Tühjus. Sa oled lurjus, sest varastasid minu täiuse. Keskmised põhjalaiuse probleemid on poeemid, kui värssides saaks sonida ja katusele ronida, et vaadata lähemalt taevatähti ja mõteltult veerida kirjatähti, siis äkki oleks elu teistmoodi. Tsipak oleks see sinu moodi. Koledalt ilus, vastikult armas. Täpselt nagu sina, südamlik varas. Näeme üleeile. Tundub imelik teile. Maailmas on kõik võimalik ja puruste laud on rikkalik. Näeme üleeile, ütlesin siiralt teile. Olge mureta, me näeme varsti. Siis paneme leivad ühte kasti. Modifitseeritud on tänapäeval kõik. Kas jääb samaks too majakapõik? Või see nimi on liialt identifitseeritud? Muutkem kohe, et oleks kõik neutraliseeritud. Sest tänapäeval on kõik võimalik. Tere tulnud kõik on sobilik, sest nägin sind homme ja näen sind veel üleeile. Laske mul olla, kui see sobib teile. Ilusalt kole, koleldalt ilus. Ilusalt metsik, metsikult rabav. Rabav raba, soosiv soo, vaikne vaik, paras paik. Pisike pink, tohutu tont, raske raks, lodev lont, üüber, pontsakas polt, nano Henry, megavolt. Säästlik sääsk, varas vares, nurisev nurk, kärisev kärbes. Tilluke tilin, kompav kolin, torkav torin, paiskuv papin. Mõttetud mõtted, tähtsad tähed, mõttetud tähed, tähtsad mõtted. Minulik mina, sinulik sina, minulik sina, sinulik nina, hipernaadilik nina. Lipitsev lipp, lapitsev lapp, lapitsev lipp, lipitsev lapp. Tirif tipp, niru nipp, tärkav täpp, lämmatav jäpp. Sa ei kirjuta mulle enam. Miks? Käima läheb see tiks, mis loeb tunde surmani. Äkki jõuamegi summani, et mõlemad miinused päris elus ei anna positiivset vastust. Sa võtsid joonlaua taskust ja joonestasid ilusa joone me vahele. Selle peale ütlesid joome, võttes pitsid kahele, kuid kulistasid mõlemad alla ja lasid oma hääle valla. Vihma sajab, su hääl kaugelt kajab ja äkki vihm muutub veripunaseks ja maapind ülituliseks ja sul kasvavad sarved pähe. Sa ütled ühe tähe. S. Ah, sa oledki saatan. Las ma vaatan,
kabjad ja saba. Seda ma teadsin. Tegelikult olen tantsinud su kabja plagina saatel. Vahel harva, sest see on mulle vastukarva, kui kaob enesehool ning kui algab see vool nimega pattude ülistus ja vooruste tühistus. Mine ära, mind ei meelita su sära. Ja viimane. On tulnud aeg, et luuletada riimitult. Jah, ma lugesin Svetat liiga palju või liiga suure himuga, aga nüüd ma vähemalt tean, et ma ei taha riimiga luuletada, et ma ei tahagi meeldida sulle. Jumal hoidku sellest. Vist. Pane mu ette rist. Nael kirstu ja muud sinu toredad tegevused. Pane ükskõik, mis riste mu ette, aga Ristel-Sofia Käär on ainuke ja jääbki ainukeseks. Muide, olen kogunisti mõjutatud Eesti mõjukaimatest naistest. Aitäh! Ja kuulutangi välja tänase õhtu. Esialgu paistab, et viimase esineja, kelleks on Liisu. Liisu, palun. Ma olen nii siin kui ka seal ja samas kuskil vahepeal. Mõtted hõljumas oma soodu, neid püüdmast olen ammu loobunud. Seda alati näha on silmades, kui jälle pea kõrgel pilvedes, kuulmata ühtegi sõna. Pildist hiljem kostub häälekõla. Elu elades omas mullis on nii vastukarva kui ka sulnis. Elu on õrn nagu portselanvaas, üks ainus viiv ja kõikjal on kilde. Sinust järgi jääb maailma haigutav haav, on lahkunud peast viimaks kõik pinged. Kukkudes tunned vaid valu ja vabadust, pärast kajama jääb sinust vaikus. Pole elul su ees enam ühtegi saladust, viimne tundmus on ingli käe paitus. Mõtlen su peale pea iga päev. Möödas on aasta, kuid sa mul meelest ei lähe. Su minek nagu niuhti alt rebis vaiba, ei, põrandalt püsti pole saanud veel. Eks longin igavesti seda pikka teed. Üle pika aja kuulda su hääle kõla, selle tunde kirjeldamiseks puuduvad sõnad, lihtsalt tuhm valu sügaval rinnus, seal, kust endaga kaasa võtsid killu. On siiamaani raske uskuda, et nii ere volgus võib kord kustuda. Mälestust sinust hoian hellalt südames, kauemaks veel, kui sees on mul hing. Viimaks tahan, et tead, ma igatsen sind. Igaks juhuks küsin veel, kas publiku seas on inimesi, kes tahaksid tulla ja lugeda mõne oma luuletuse ette. Ja on suurepärane. Tere, ma olen siis Nathan ja ma olen kirjandusklubi Üdi liige, mida siis Robin juhib ja ma loen siis 2 luuletudust. Kui üks meist sureb, olgu see mina, las autoratas mind läbi purev, laske mu kontidesse tükitina, ära lase mu kehal põgeneda, ta on rumal, ükskõik kui palju tahab rabeleda, ma olen ikka ta jumal, jah, tunnen ta üle suurt häbi, ta elab vaid enda kasuks, kõrgemast eetikast on ta kukkunud läbi, kui ta mind vaid usuks. Mu aeg on nüüd käes, rakendun oma metafüüsilist eetikat. Kui jultunud egotism on moes, siis larbin juutide kuningat. Kui üks meist sureb, las olgu see mina, las koer mu haual kuseb, ei tunne seda mu koolnud nina. Nüüd tõestan oma filosoofiat.
mu pea on selge, rakendan kosmilist entroopiat. Mu peas on surm nii kerge, ammu pole enam inimlik, sestap võin see mina olla. Kaua on siin olnud tühimik, vana pagan juba viis mind alla. Ma pole meeleheitel alla andnu, vaid pragmaatiline metafüüsiline utilitarist. Ega ma pole ju alla andnud, naasen otse nihilistide kantslist. Miks sureks ma, sest olen igavikku aprobeerinud, kas võin siin linnas ainsana pärast surma, olen isetuse demonstreerinud. Las praktiseerin oma suurimat vabadust, kirillovlik vabadus surra. Koostan jumalikkuse avaldust, mullast tulnud, nüüd saatkem mind mulda. Teine. Mu usk on surm, mu usk on kõiksus ning selle puudus, sest nood on tõesed, kuid kirikus ma aina vaevlen, sest olen silmakirjalik ateist, jumalaid ma laiman, kuid neid aina voolab mu mõtteist. Ma enda rumalust ei aima, ma usun oma sisemist jumalikku, Platoni lootuslikku igavikku. Mu kõrgem eksistentsi tase on ikka religioosne, mida muud, Kierkegaardi intuitsioon oli a priorne truu. Kuid kust ma tõmban oma eetilise, kui religioosne on sisutu tõepüüd. Järeldub ju eetika, mis küüniline, mis vahet, olen usurüütel nüüd. On tõesti nahaalne, häbematu apologism. Mu tõbi on filosoofiliselt skandaalne, valetasin, et olin agnostitsist. Mu tõde on alati ilmvõimatu, mu elu on lootusetu. BRB võtan dogmaatilise uinaku, püha vaim mu mõistust kaitsegu. Mu käes on vaid usk, et ma eksisteerin, usk, et ma peas absoluutsust demonstreerin. Usk, sest ma tahan, et minust saab miski, mida tunnistada auväärseks eksistentsiks. Usk, et asjad paranevad. Usk, et satun Olümpose mäele. Usk, et mõistuse jumalad nüüd lähenevad. Usk, et olen tõene. Aitäh. Kas on veel kedagi? Ja käed tõusevad, rõõm näha. Tulge ja lugege. Okei. Nii, see esimene lootus on natuke naljakas. Mul on südamepoolse käe nimetu sõrme otsas Võru ja Sehe. Varsti 12 abieluvastat täis, aga sõrmuse sain alles 3 aasta eest mehelt. On olnud parasjagu nuttu ja ilmatu aeg sõitlemist, aga ka naeru, armastust, aastad lennanud ruttu. On olnud kõike vist. Toda päeva mäletan selgelt, kui pühaliitu astusin, täpsemalt keksisin. 1. september, minu valge rüü ja kaasas eravkollane pintsak, millesse silmad eksisid. Altaril ta ei öelnud mul jah, mõtlesin, et arg vasta. Mind vaatas viivu ja lauses vaid per aspera ad astra. Veel hiljemgi elus tal komme säilis, mind tihtilugu külma vette kasta. Pealt näha kindlates oludes suutis kokku keeta paraja pasta. Aastaid pühendanud talle, olnud aasta abikaasa 9 korda. Tema ja enda vahel hakkasin laduma valle, kui minu huvid tal enam ei läinud korda. Varsti meil teed lähevad lahku, veel praegu teda pigiga üle kallan. Tean, kunagi ta pärast teistsuguseid pisaraid kallan. Kuskil juunis pistab mul pihk oma allkirjaga paberi, aga mina vaatmispilt sellele ei kirjutagi alla. Ja lugu oli siis, see on mu abielusõrmus, ehk siis see on mu koolisõrmus. Ja mul oleks...
sa oled ilus nagu juugendajastu kulda all nikerdatud mahakonpuust puhvetkapp. Oma ebamaiste nikerduste, kiirdude ja ornamentidega. Selline, mille sees on kõige ebamaismad esemed. Üks kallim kui teine. Ja mitte väärtusikud oma hinna omaduste poolest. Pealt näha üpriski tavalised asjakesed, aga väärtusikud selle poolest, mida need kujutavad ja sinu kohta räägivad. Tean, et seal on üks südamekoline lutsukivi ja punase lindiga kokku köidetud paberivirn, pisike karp poti sinise sammetsisuga, üks kulunud välimusega sõrmus, valge ahhaad kivikesega, tükk roosat kvartsi ja kimbuke kuivanud lilledega, seotud vana juuksepaelaga, varred kui kiharad. Sa ei teagi vist, kui kaunis sa täiesti oled. Ja mitte vist, vaid päris kindlasti. Muidu oskaksid sa seda samamoodi kirjeldada nagu mina praegu. Aitäh! Kui väljas õitseb kirsipuu ja taevas juba paistab kuu, siis mida peaksin tegema, et mitte sussa armuda? Taas taevas sadalevad tähed. On küll pikk, kuid mööda läheb. Mu mõtteis ikka veel. Hõljudes sa ringe teed. On aasta läinud. Kõike värve puudel ma näinud, kuid siiski ma ei saa, vaid süda valutab. Ehku läinud olen ma, mullaga 9 saan. Mind pikalt pole näinud, saad aru, olen läinud. Jaa, kas ma näen veel mõnda kätt või käsi enam ei kerki ja kerkis. Tuleb sealt üks noormees. Tere, ma olen Erik, ametilt jurist, aga luuletan ka väljaspool tööd. Ja kunagi vist on ka midagi avaldatud, aga need, kui ma siin juba olen, siis ma mõtlesin, et võib-olla ka midagi, mida kunagi avaldatud ei ole ja mida ma kunagi esitanud ei ole. Miks ma kohtan aknast välja vaadates ta naabri juures soomukit? Kas valmistumas sõjaks on või leidis tandrilt mööda minnes haarates? Kas peitub saladusi selles hoovis, mingit laadi tulevärki, teadmisi meil tulevast või hoopis kõneleb ta soovist? Kas näen hoopis äkki aknast läbi tema vaimu sügavusse, mis on sõjast kurnatud, ainult möödunust tunneb häbi? Küllap kaitstud on ta soomukis, kuid kelle eest on vaja soomukis end kaitsta? Kas olen vaenuriigi moodustis? Viisteist. Kas kaklen saatusega täna või õndsa rahu nimel alistun? 2 nähtud öö ja päeva vahel aastaid möödus, nende puudutuste ajatuste vahel. Kuidas tõe pähe valed alatused võtsin, andestus ei küsi tulles, ammugi ei hüüa, kuid ei saabu vere vaevata. Oma mõttes vaikselt 100 moodi seadnud sõnu ritta risti-rästi, juhuks, kui üks öö neist 2 pärisetki saabub, et ei kohtuks ega kohkuks enam samas rabeduses me. Kas neil 15 hetkel triivis sinu mõtteis pelgalt muretuse keel või tundsid rõõmu viha kurbust äratundmisest ja lootusest, et ei sajaks vihma ega aastaid mööduks ühe tunde vahel viha ootusest taas kohtumise lootuses, aasta järel jälle kohtudes. Ma ainult meie 2 päevil öile mõtlesin, kui ajastuste taga samamoodi 2 aasta eestust kinni hoidsin ning sa minust, et nüüd vaid mälestuste piinas sinu jälgi taga peaksin otsima ning viimaks endamisi heisklema, kas õndsa rahu nimel alistun või kaklen saatusega täna. Südasuvi. Ja mina, kuhu kaotasin end ühel hetkel nendel teedel käänakute taga,
kas ma endast killu maha pillasin ja unustasin vaadata ma taha. Keegi võttis ära, heitis Jaani lõkkesse või prügiga viis ära, ilmselt pidas risuks teda või tulehakkatuseks. Ei teadnud, kelle selga panin riided hommikul või kes vaatas otsa peeglist, kelle silmad piidlesid. Iga päeva teekond võttis ette igal viimsel retkel siia-sinna tagasi ning mitte sammu edasi, kaasas võimas vari. Ka siis, kui triivis laevsest sadamast ja lasi udupasunat, see kajas ainult tülpind kehalt vastu, sumbus lainte kätte. Ei teadnud, mis saab homsest või kas silm veel enam avab või on hädast ära uppund keegi üle tema valand. Kuid tean, kui jälle lõhnab sirel, tunnen korraks ära end. Leian enda killu 4 õielehe krooni vahelt, mitte päris enda, kuid vast laenuks piisab. Palun lase minust lahti. Viha hoiab minust kinni, haaras kämblast, sõlmis kokku sõrmed rusikas, iga sõna küljes ripub. Palun lase minust lahti. Heitis pikali mu voodis, surus kehamasi alla, peitis huljalt hirmu taha, nõksas rõõmu ära, padja peale okkad. Lase minust lahti. Vangis istun nii, läppunud õhk mu kongis, täitis lukuaugu, akna tegi lahti, aga pani võre ette. Lase lahti. Tümitas mu mõtteid, karjus minu kõrva, pani pea mul lukku, solvas minu sõpru ja mu soove ja mu keha ja mu unistuselt tule otsa. Sosistas, et siia jäädki. Jää vait. See meie õhtukene on päris kaua juba kestnud. Alustasime kell 4, natukene pärast 4, nii et juba peaaegu 2,5 tundi. Kui nüüd kiiresti mõni käsi ei kerki, siis ma kuulutan selle õhtuga lõpetatuks ja tänan südamest kõiki, kes täna õhtul siin üles astusid, nii palju värsket verd ja noori vaibe. See tuleb kirjanike ja maja tervisele kindlasti kasuks. Minul on küll olnud väga huvitav, see vestlusring oli väga haarav ja teada saada, kuidas noor inimene mõtleb ja kirjutab, oli ka väga põnev. Aitäh kõigile, kes julgesid oma loomingut niimoodi tulla siin ette lugema. Oli kindlasti see õhtu ei olnud ängi ämber, vaid ikka sulnis. Ei olnud bänger, vaid oli sulnis õhtu. Hästi huvitav on minul olnud juba varem näha, et Robin tõesti lõpetab sulnite tervitustega oma kirjad. 20 aastat tagasi me vaidlesime Märt välja taga ka sel teemal, et kas sõna sulnis üldse sobib kasutada luules või luuletõlkes. Ja mina leidsin, et sobib ikka. Tema leidis, et ei. Aga vaat nüüd on meil hea tõendus sellele, et noor inimene kasutab sõna sulnis ja elage te kõik sulnilt edasi. Olgu, kohtumisteni. Head õhtut!